tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meie oleme teie saatejuht Kairi ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul, kartmata olla esimene. Ja podcastis püüame me aru saada, kuidas nende kogemusi ja harjumusi oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks. Ja täna on meil saates külas üks eriti armas inimene. Ta on laulja, sportlane, treener. Ja lihtsalt päike. Lihtsalt üks suur kollane päike. Uskumatu. Pange käed kokku. Tere tulemast saatesse Inger! Sportland. Be First podcast. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems... Inger tõi meile oma logoga tatoveeringud. Ja kuna me Sandraga oleme mega super fännid, siis me mõtlesime, et me tatoveerime need endale. Nii suur šokk, et kui ma maandusin, et siis tol hetkel sa kohe ei saagi aru sellest valust või nii. Sportland. Be First podcast. Tere tulemast saatesse Inger! Tere! Mul on nii hea meel, et sa oled meil siin. Mul on nii hea meel siin olla. Sest et ma tegelikult, sa oled meil listis olnud hästi pikka aega ja siis kuidagi täiesti kogemata. Pidite lihtsalt ujuma koos minema ja siis tuli kohe välja. Ei, ujumine tuli hiljem. Me olime koos spordinädala patroonid ja tegelikult, vaata, see on alati... Me kohtusime õhtusaates. Ja, täpselt. Ja see on nii naljakas, et sa saad nagu kellegiga kokku ja sa tead seda inimest, aga sa kuidagi ei oska nagu kohe, et tere, mina olen Sandra ja siis me teeme seda asja koos. Ühesõnaga. Mul oli sama tunne oli. Aga mul on siuke tunne, et me jutt läks nii nagu hästi libisema, et ei pidanudki rohkem nagu sellist mingit tere ja mina olen see või mina... No te vähemalt teate mõlemad üksteist, aga mul on pahatihti see, et ma tean nagu mingid kuulsuseid, aga nemad ju mind ei tea. Vaata, mina olen tervet elu neil näinud, kõik story'd on ära vaadatud. Kas oleks väga imelik, kui ma tahaks tšau, kuidas läheb? Üldse mitte. Ei ole. Nii, Inger, kas sa tead, mis sind täna ees ootab meie podcastis? Ma ei tea, üllatage mind. Spetsiaalselt sinu jaoks uued küsimused meie esimeste mängus. Ehk siis, kui meil on uusi kuulajaid, siis tõepoolest me alustame igat podcasti ühe ja sama asjaga. Ehk siis esimeste mäng. Meie alustame lauset ja sina lõpetad selle. Okay. Või esimesi vaatajaid. Kas me switchime? Sina küsid esimese küsimuse, ma küsin teise või? Teeme nagu... Oleme rebelid. Tavai. Nii, Inger, hakkame pihta mänguga. Esimene söök, mida õppisid tegema? Pannkook. Kui vana sa olid siis? Issand, ma olin siis 7-8 aastane ja ma mäletan seda, et mingid siuksed võikusid, siuksed, et ma seda väga nagu sööks ei pea, see on pigem siuke snäkk on ju, aga pannkoogid, ma mäletan küll, et mu ema õpetas mulle üks päev, et sai aru, et meie elud on kõigil nii kiired, et keegi ei jõua nagu neid pannkoogi iga päev teha. Et las siis õpetame nagu Ingerile ära selgeks. Appi kui kaval. Sellepärast sa saadki hästi palju lapsi vaata, et siis paned igale ühele nagu tööülesande. Väga hea, aga selles mõttes, et minu jaoks oli alati see nagu väga huvitav, kuidas minu ema suutis teha pannkooki nii, et ta ei vaata retsepti, et tunde järgi panen seda jahu, tunde järgi panen seda ja seda. Nagu see on minu jaoks nagu nonsense, nagu ma ei suudaks niimoodi, et ma nüüd tunde järgi panen seda jahu, siis läheb terve võib-olla see pakk sinna. Aga kuidagi läbi siis retseptide ja ema abi sain ma siis selle nii-öelda pannkoogi õpetuse või õppimise selgeks, nii et... Aga kuidas nüüd on? Nüüd on hästi. Nüüd saab juba tunde järgi. Nüüd paned tunde järgi. Oota, aga millised pannkoogid siis need kõige paremad on? Kas siuksed paksud, mingid asjad või krepid? Mul meeldib krepid. Nii kergelt äärest krõbe ikka, võid peab ikka sees olema. Mul meeldib kõik pannkoogid. Ja siis pärast, nüüd saab nagu nende lisanditega ka natuke nagu mängida. Ühel päeval paned võib-olla peanut butterit ja siis paned sinna neid mingi marju ja asju. Järgmisel päeval võid proovida nutellaga või meega või see peab olla loominguline. Mul on hea meel, et ma just enne sõin nagu. Ma oleks mind väga näljane. Nii, aga lähme meie järgmise küsimuse juurde. Esimene äpp, mille sa avad hommikuti? Instagram. Millest siuke valik? Tead, mul on siuke naljakas harjumus tekkinud, et mul on reaalne siis siuke kaust, kus mul on kõik need äpid niimoodi reas.
ja ma ei tea, mul lihtsalt harjumus alustada kohe algusest ja vaadata lõpuni. Kerge OCD või on nagu reaalselt, sest mul ongi niimoodi, mul on Instagram, Messenger, Facebook, Snapchat ja siis mul lihtsalt käibki mingi, okei. Aga TikTok, kus TikTok on? Tead, mul oli, aga ma sain aru, et see lihtsalt, muidu ma olekski ainult seal. Aga sa oled muusik, see oleks ju loogiline, et sa nagu... Tead, ma vahetevahel ikka käin ja piilun seal midagi, aga ma proovin nagu seda vähem teha. See on nii naljakas, et nii paljud ütlevad, et see on reaalselt siuke koht, kuhu sa lähed ja siis sa kaod ära ja siis sa mingi 5 tunni pärast, wow! Päris elu on ka. Ja see on uus Pinterest. Sest ma mäletan, kui Pinterest kõigil ei ole Pinterestiga nii nagu sul sain. Ma mäletan küll, ma võisin ikka jäädagi sinna sellesse, et... Aga ma lihtsalt tahaks nagu huvi pärast näha, kuidas sul nagu see üles on ehitatud, kas sul on kõik erinevates kategooriates, lihtsalt näita mulle korra seda. Õpime kõik ilusasti siit, nii. See on siis esimene folder. Ja sul on kõik on folderites, okei. Ja, tead, see on Apply minu tüüp. Ma lihtsalt pean niimoodi, ma tunnen, et siis ma olen nagu, et kui ma olen juba seal Snapchatis või seal kuskil Messengeris, ma tean, et okei, ma olen need ära juba vaadanud. Ja siis, kui sealt tuleb nagu mingid uued teated, siis on mingi, aga ma jõuan lõpuks ju algusesse tagasi. Nii et mulle nagu meeldib niimoodi, ma ei tea, see kuidagi... Süsteem, jah. Selge. Mulle ka väga meeldivad süsteemid. Kas Spotify ka kuhugi sinna sisse mahub? Jaa, absoluutselt. Aga ta on nii eriline, et ta on su eraldi kuskil. Ja ta on pigem see, et võib-olla ta on isegi nagu taustaks sellele kõigele. Kas Spotify on sul all selle alumise rea peale? Jaa. Aga kui kaua sa üldse veedad aega sotsiaalmeedias? Iga päev ütleme. Oi jumal. Pihidool. No ikka veedan, no kokku, ma ei tea, kui palju kokku ühes päevas, aga ma arvan ikkagi üle 5-6 tunni. Ja ma arvan, et eks see on see, kui sa ikkagi teed natuke seda nii-öelda suunamudimist ka ja nagu kõik need story'd ja mõtted ja postitused ja et kõik nagu saaks sinna ülesse, siis see nagu eeltöö on hästi pikk. Et see ei peagi olema tegelikult ainult nagu telefonitsi, et see võib ka olla arvutis. Pluss kui ma saadan ka nagu selliseid meile ja tööasju teen, siis see on ikkagi nagu ka see aeg, kuhu see kõik läheb. Nii et jah. Minu tüüpi inimene ikka. Ma olen siuke 8 tunni peal. Aga ma saan öelda, et see on mu töö täpselt nii nagu sina seda, see on mu töö, nii et pean olema seal. Aga kuna me Spotify'st juba rääksime ja ma arvan, et muusika tuleb meile päris tugevalt ka täna üheks teemaks. Päriselt või? Ma üldse ei valmistanud ette sellel teemal rääkima. Siis mis oli sinu esimene lemmiklaul? Esimene lemmiklaul? Vot seda on nüüd nii raske vastada, sest et kas sa mõtled nagu täiesti siis, kui ma mingi sündisin ja lemmiklaul või nagu see on mingi siuke mida ma peaks kõige esimeseks või? Jah, mida sa pead kõige esimeseks? Ma arvan, et Ed Sheerani The A-Team. Sest see laul kuidagi võib-olla avas minus selle poole, et vot ma tahan päriselt muusika tegeleda, ma tahan päriselt selle kitarri õppimist selgeks saada ja ma saingi inspiratsiooni just sellelt artistilt. Ja see laul, ma arvan, ka mõjutas mind kõige rohkem, sest et see oli nii, nagu see oli ka nii Ed Sheerani esimestest lauldest ja see oli nii ehe ja see sõnum oli hästi nagu tugev ja nagu siuke nagu väga hittis. Ja siis ma sain aru, et vot nagu ma lihtsalt, nagu see on see, millesse nagu ma armusin ja nagu siiamaani. Oota, minule tuli üldse see laul ette. Kuidas see refrään käib? And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems... Ja nii edasi. Ja, aga see oli väga hea täpselt. Kuidas see laul käib? Oota, võtta kitar ka. Tasuta kontsert. Ei, okei, ma saan täiesti aru, miks see võib lemmiklaul olla. See on tõesti nagu nii mõnusa vaibiga. Nagu, see on kuidagi... väga sinulik ka, nagu ma saan aru, kus mille pärast kõikides artiklites, mida ma sinu kohta lugesin, käis Ed Sheeran läbi, sest see klikk on ikka nagu väga äge. See on hea kuulda. Kas sa oskad aimata, kui mitu korda seda laulu kuulanud oled? Sadu, võib-olla isegi varsti saab nagu 1000 kokku, nagu reaalselt. Sest ma arvan, mingi hetk oli mul ka täiega nagu replay peal, et ma kogu aeg lihtsalt nagu selleks lõppu ja algesse tagasi. Aga mida sa kuulad sellele, mida sa näiteks selle laulu juures kõige rohkem kuulasid? See sõnum, sest et tol hetkel ka
see oli minu siis nagu muusikakarjääri algus ja ma olin 15-aastane ja see oli see siuke nagu teismelise iga ka ja oli võib-olla keerulisem kohati elus ja siis võib-olla see sõnum, mis ma sealt sain ja kõik see nagu laulu ülesehitus kuidagi andis minu elule nii palju juurde, et ma mõistsin nagu järsku, et vot see on see, mida ma tahan teha nagu. Vaata, milline mõju on ühel laulul lihtsalt. On. Kas sa tunned, et sa tahad seda sama mõju ka oma muusikaga saavutada? Absoluutselt. Ma arvan, et see ongi see, miks ma seda teen. Nagu üks asi, et ma armastan selle tegemist, ma olen sellesse nagu muusikasse mingisugust ka nagu sündinud, aga just see, et ma tahan nagu anda seda ka teiste inimeste seda tunnet või seda nagu hinge ja ehedust, et nagu mis minu sees nagu on ja elab, et tahaks nagu avada kõigile. Mina võin juba öelda sulle, et mina olen iga kord nagu siuke mõnusa sooja tunde saab, kui sinu laulu ja esinemist kuulata. Et sa nagu õhkad seda ja siis tuleb see poeb siia südamesse ja siis päev läks nii palju paremaks kohe. Ma olen täiesti nõus. Sa oled nii päris, kui sa oled lava peal. See on nii äge. Okei, ma nüüd takistan selle siin ära ja jätkan järgmise küsimusega. Me juba rääkisime küll Ed Sheeranist, aga äkki tuleb mingi teine nimi. Esimene eeskuju? Minu ema. Nagu tõsiselt, ta on kõige ägedam inimene, ta on inimene, kes on minu elus väga palju kõige rolli mänginud. Et ma arvan, et minu emaga on see, et nii mina olen talle andnud nagu elus midagi juurde või kuidagi aidanud teda olukordades, hetkedes ja samamoodi nagu tema, et tema on avanud minu mõttemaailma nii palju ja aidanud kaasa eriti nagu rasketel hetkedel. Ja üldsegi muusikamaastikul, sest et ta on 4 kooril dirigent ja ütleme, et me kõik oleme seal peres nii-öelda muusikaga väga tugevalt seotud ja ta on kõige rohkem ka nagu selles nagu musikaalses mõttes nagu toetanud ja aidanud. Neile, kes ei tea, sa võid natuke rääkida, et kes su ema on või millega ta tegelenud on? Ja minu ema nimi on Janne ja ta on 4 kooril dirigent. Ta isegi tegelikult, ma mäletan, kui ma õigesti mäletan, siis see oli 2017-18 laulupidu, kus ta oli ka üks dirigentidest ja ta on peale selle, et ta on kooridirigent, ta on ka muusikaõpetaja, ta õpetab ka koorijuhtimist Tallinna Muusikakeskkoolis ja ta on tõesti imeline inimene ja nagu nõnda ema, nõnda nagu laps, et kui ema tegeleb nii paljude asjadega ja mina täpselt samamoodi, ma lihtsalt teen ka kõike. Et meie elud on väga sarnased selles mõttes, et hommikul lähed, öösel jõuad koju ja nii ongi, et ma nagu ei oskagi temast mitte rääkida, sest et ta on lihtsalt nii äge isiksus. Isegi äge võib olla ema olla, kui sa oled nagu siukse lapse üles kasvatanud, kes niimoodi ütleb nagu. Aga mul pakub huvi see, et kas te reaalselt, kuna te olete kõik peres musikaalsed, siis kas teie kodu näeb välja nagu muusikal? Nagu kas reaalselt on kogu aeg mingi laulmine? Tead, mul ükskord ma tuleb üks nagu seik ette, kus mu sõbrad tulid külla ja meil tekkis mingi hetk kodus, kus me kõik järsku mingi laulsid mingi, lihtsalt elasid välja nagu loomingulises mõttes ja siis mu sõbrad olid lihtsalt mingi, kas teil iga päev käib siin niimoodi? Aga lihtsalt tead, ütleme, et iga päev keegi laulab või mängib mingit instrumenti, see on täiesti normaalne. Meil on traditsioon ikkagi sünnipäeval laulda mitmehäälselt, laulda mitmekeelselt. Meil on harjumus laulda jõuludel, et meil on tegelikult väga palju nagu traditsioone ja asju, mida me teeme ja pluss meid ju ühendab see ka, et suurem osa meist kõigist nagu laulab kooris või on laulnud koorides. Et kui sul ema on ikkagi koorijuht, siis sa pead kooris laulma ka. Aga minu arust see on just nagu äge asi, mis ühendab meid, et kodus selles mõttes saad nii palju nagu seda muusikat või musikaalsust või seda kõike nagu nii palju juurde. Ja see on nagu üks main teema, millest sa ju tegelikult saad rääkida ja sa nagu mõistad neid inimesi, et see on nagu
hea öelda, et mul on peres inimesed, kes tegelevad sama valdkonnaga, sest nii lihtne on. ma tahan öelda, et ma väga ootan, kuhu see vestlus edasi läheb, sellepärast et me oleme esimeste mängu juures ja Kairi teeb juba nii palju märkmeid. et see on lihtsalt seda väga tihti nagu niimoodi juhtud, et esimesse lihtsalt trükib kogu aeg. Aga me kindlasti jõuame selle... Oota, ma sain teha, kas sa oled kooris laulnud? Jaa. No näe, tubli, meid ka ühendab. Ma olen isegi laulu karussellil käinud. Wow. Ma küll ei saanud Võrumoorest edasi. Sa pead ütlema, mida sa laulsid. Kusjuures ma laulsin, üks laul, mida ma laulsin hästi palju jõulupidudel oli see, kas lumega või lumeta, ma ei mäleta, mis see laulu pealkiri on, see on see, kas lumega või lumeta, see on nii ilus laul. Siis ma mäletan, et mu ema alati nuttis esimeses reas ja mul oli niimoodi, et oh my god, me ei saa seda laulu enam laudust, et ta lihtsalt nutab kogu aeg, see on piinlik. Aga jaa. Kuule, Sandra, me peame sind ka siis laulma panema siin mingi hetk. See on mu väike salaunistus, tegelikult ma tahaks uuesti laulma õppida. Aga et siis seekord me teeme challenge'i hoopis niipidi, et niipidi tuleb challenge. Ingeri ülesanne on sind ja mind õpetada laulma 2 kuuga. No? Sa ikka tead, millele sa noogutad praegu? see oleks päris äge väljakutse muidu. Et siis me laulame nagu praegu laulame sisse vaata midagi, kui kohutav see on, kui möödas on. Siis 2 kuu pärast uuesti. Kairi valetab täiesti, ta oskab mega ilusasti tegelikult laulda. Okei, me räägime sellest natukese aja pärast. Ma ikka olen sulle laulnud palju õnne. Nii, meie viimased küsimused. 2 viimast küsimust. Sinu esimene välismaa reis? Minu esimene välismaa reis oli Egiptus, kui vaadata niimoodi kaugemas mastaabis, et issa, mul on isegi mingid pildid ja sellised tagasivaated kuskil arvuti põhjas veel olemas, aga see oli minu meelest 2010, kui ma õigesti mäletan. Issand, ikka päris ammu oli. Alles oli, ma ei tea, 2010 jumalast oli alles. Aga see oli minu kõige esimene reis siis nagu täiesti Euroopast välja. Et muidu see Soome, Läti, Rootsi, see on siuke iga nagu aastane, aga Egiptus ja ma mäletan, et see oli nagu üliäge kogemus. Ma käisin esimest korda snorgeldamas, nagu päris ookeanis ujumas ja see, kuna ma olen tähtkujult kala, siis mina armastan ujumist, ma armastan vett ja see nagu kogemus olla siukses nagu troopikas, see on nagu üliäge. Aga seal oligi nagu vahe see, et kui sa lähed tegelikult sealt resordist lähed välja, võt siis see, mis seal toimub, on täitsa teine maailm, mis on see, kui sa oled seal hotelli nagu alal. Kui palju sa siis tollel ajal tunnetasid seda või seda, et seda vahet või sa praegu lihtsalt tagantjärele mõtled, et see oli nagu väga suur vahe? Tegema tol hetkel ka ikkagi tunnetasin või nagu sain aru sellest vahest, et võib-olla kui ma nüüd mõtlen ja vaatan sellele, siis ma olen nagu rohkem, silmaring on ka avardanud ja rohkem nagu tean mingitest asjadest, siis see on ikka päris hirmutav. Et tol hetkel see vaatepilt oli juba jube, aga et nüüd on nagu ka, et mõtled, et kuidas võimalik on. Aga see tähendab siis seda, et sa ei käinudki püramiide vaatamas ja või? Tead, ma mäletan, kui ma õigesti mäletan, siis see pigem oligi selline nagu puhkusereis ja värvilised kalad. Ja värvilised kalad ja pigem saime seda nagu snorgeldamist teha ja see oli nagu pigem siuke fun. See on nagu üks koht, kuhu ma soovitan tõepoolest kõigil minna snorgeldama või kui sa oled sukelduja, siis mina tegin selle vea, et ma tegin kõige esimese sukeldumise tegin Egiptuses. Kõige ilusamas kohas ära. Aga kus on kõige ilusamad snorgeldamise kohad veel Euroopa või nagu väljaspoolt? Kas kuskil Austraalias, Uus-Meremaal? Tahaks ka teada. Tahaks ka minna. Sain lämme või? Ma arvan, et seal võiks mõne hea podcasti teha küll või 2 kuud näiteks seal laulmist õppida. Absoluutselt. Henrik Kruuse. Okei, enne kui me nüüd Henri siin piinlikusse momenti paneme, siis Inger, viimane küsimus sulle. Esimene piinlik moment. Issand, need on nii palju olnud. Lõpuks ometi keegi. Aga mul on nii palju seda juhtunud, kui ma läksin emaga poodi ja siis sa kuidagi nagu, ma ei tea, tekib see olukord, kus sa siis suundud sellesse telefonisse või seda sa nagu zone out'id, sa nagu vaatad seda telefoni hästi pikalt või teed mingi oma asju oma mõtetes kuidagi oled ja siis ema samal ajal läheb kuskile mujale, on ju, võtab uusi tooteid ja asju
ja siis ühel hetkel sa võtad kinni sellest kärust, mis sa arvasid, et see on meie käru ja meie emme. Ja siis sa vaatad otsa ja see naine ei näe üldse välja nagu minu ema. Ja siis mul on nii palju hetki olnud, kus ma olen mingi nagu smooth'ilt niimoodi võtan ära ja siis ma mingi, ema, kus sa oled? See pidigi nii olema, ma testisin seda käru, et kas ikka sõidab sul korralikult, et jaa. Sama. Aga see on skill omaette, nagu kuidas nagu piinlikust momendist nagu niimoodi välja tulla. See on asi, mida õppida. Aga ei, no neid on nii palju olnud, eriti selliseid, et ma vahel mõtlen, et issand jumal, sa suudad küll sellest nagu smooth'it välja tulla, aga siis ise mõtled, oi jumal, aptekene, kuidas ma nagu nii suutsin? Kuidas ma siis ei märganud? Aga see muudab elu huvitavamaks, ei ole siin midagi. Jaa. No nii, esimeste mäng on tehtud. Kas me tähistame seda tatoveeringutega? Tähistame seda tatoveeringutega. Juhuks, kui meil on Spotify kuulajad, siis võite lülituda korraks YouTube'i lainele. Inger tõi meile oma logoga tatoveeringud. Ja kuna me Sandraga oleme mega super fännid, siis me mõtlesime, et me tatoveerime need endale. Me oleme nii Ingeri fännid kui ka tatoveeringute fännid. Kus sa paned endale selle? Ma hullult tahaks panna otsa ette, kuna ma pean täna minema Pärnusse ja homme mingi ettekande tegema, siis ma vist ei tee. Aga ma tahtsin seda ära tõmmata, aga ma ju ei saa, ma pean selle siia peale. Mida sa ära tõmmata tahtsid? Ja ma tahtsin seda ära tõmmata, aga seda ma ei tohi, ma panen seda lihtsalt siia. Ei tohi ära tõmmata või? Ma just tõmbasin ära. Mis asja? Mida ei tohi ära tõmmata? Ei, kile. Jaa, kile peabki. Kile tõmbad ikka ära ju. Kile ikka peabki, jah. Kuidas sa muidu tatoveerid ennast? Sandra, kas sa ei mäleta nätsu aega seda? Ei, mina mäletan neid aegu, et ma lähen stuudiosse, ütlen, et vaadake, vabandage, ma tahan seda pilti, siis mulle tehakse see. Kus sul siuke logo mõte ja tatoveeringu mõte üldse tuli, Inger? Nagu logo mõte tegelikult tegi mulle üks disainer, sest mul oli tegelikult pikalt see idee, et väga tahaks mingit logo, mis kõnetaks mind. Ja samas nagu ei karjuks ka välja, et sa ei pane otse ette minu nägu, vaid see on nagu reaalne, mingi asi, mis nagu on mulle siuke sümboolne, et ja siis kuidagi see kollane värv mängib hästi nagu rolli minu elus ja see lill tuli ka kuidagi hästi niimoodi sujuvalt, et ma saingi aru, et appi, aga see on, et olengi täielik mina ja pluss tegelikult kui te võtate selle lõpuks ära, siis seal on näha, et hästi väikselt on Inger kirjutatud sinna alla, et see ongi nagu lill, kus on kitarrikeeled ja seal all on Inger. Mina sain oma tatoveeringu tehtud, nii et mina sain ka. Sa oled lähemal kaamerale, mine näita kaamerale. Väga ilus on. Kõik, kes on Spotify kuulajad, palun nüüd minge kohe praegu YouTube'i. Aga kui ma tahan nüüd endale osta seda tatoveeringut või üldse sinu merch'i, kas seda on võimalik kuskilt teha, sest see on tõesti üliilus. Jaa, selline lehekülg on olemas nagu Inger Store. Inger Store? Jaa. Hea lihtne. Jaa. Nii et seal on kõik, seal on T-särke, pusasid, varsti ka vihmavarjud ja juba tegelen jõulutoetega, nii et midagi äget on veel tulemas. Kas sa saad aru, et varsti on jõulud või Sandra, mida me teeme podcastide puhul jõuludega meie me arvame, me hakkame novembris seda asja siin juba kaunistama. Me tähendab õigemini, ma tahaks loota, et mul lubatakse vähemalt üks tuleke kuhugi panna, sest et teades Kairit, siis tal on kõik tuled välja valitud. Ma ei tea, juulis saati juba. Ma olen nagu see Monika sõpradest, kes keerab kuuse teistpidi, et ma lasen sulle ära küll kaunistada, aga ma keeran teistpidi lihtsalt. Okei, lähme podcastiga edasi, läks natukene lappesse, aga see oleme meie, nii et see on paratamatus. Nii, aga hakkame otsast pihta ja räägime me tavaliselt siis tööst. Sinu puhul on siis põhiline töö ja amet on muusika. Ja sa oled juba rääkinud siin päris palju ka, et sa oled sündinud just kui muusikute perre, aga kas sa mingil eluetapil mõtlesid, et mingile muule asjale, et sinust ei saagi muusikut või et kas kogu aeg on sees olnud, et minust saab muusik? Jaa, mul teine variant on alati on sportlane. Et minul on käinud muusika ja sport terve elu käsikäes, nagu lihtsalt sünnist saadik, et täpselt nii nagu muusika tuli ka jalgpall minu ellu hästi noores eas ja kohe ma ka jalgpallitrenni läksin ja 14 aastat mängisin siis kokku ise jalgpalli, et olin nii Martin Reimi jalgpallikoolis mängisin ja FC Floras lõpuks ja siis ka Eesti koondises oma siis vanusegruppides. Et jah, teine valik mul oli alati jalgpalluriks saada, aga kuna see
see jalgpalli võib-olla unistus või jalgpalluri unistus lõppes vigastusega, siis ma sain aru, et ju siis on aeg ikkagi sellele muusikale. et universum ütles, et tule laula. jah, tule laula. Mul on 2 küsimust korraga, igaks juhuks küsin ära, et mul tuleb meelest ära. Esiteks ma tahan kindlasti kuulda selle vigastuse kohta, et natuke sellest, aga sa tead, et muusikutel on ju omad need mingid jalkagrupid. Osad muusikud käivad mingi mängimas. Ma tean, et 5 Miinuse poisid ütlesid, et nemad aeg-ajalt käivad. Sind vist ei võeta nendesse tiimidesse sellepärast, et sa oled kutset saanud. Sest et sa oled nii hea, vaata, et nad on kõik ülejäänud sakivad seal vist täiega, et ma arvan, et tegelikult ma tegelikult tahaks väga nagu, et mingid kutset pole veel tulnud, aga sest et ma tean, et muusikud teevad ja me peaks Portlandiga tegema lihtsalt mingi staaride tiimi, vaata jalgpalli oma. ja kas me võime olla kommentaatorid? Ma ei tea jalgpallist midagi, nii et täitsa savi see on täiesti teise järgune asi. See oleks just üliäge. Ja üks jookseb seal. Miks ta palli võttis? Miks ta välestas? Miks ta värava lõi? Miks see inimene seal üldse selle vilega? Jaa, vau, ei tegelikult, oota, kui me jõuaks sinna vigastuse juurde või? Jaa, okei. Tegelikult see, nüüd ma ei mäletagi mitu aastat tagasi, see oli ikkagi 3-4 aastat tagasi, kui meil oli meistrivõistluse mängud ja justkui siis läksin sellesse mängu väga sisse, sest et see oli oluline mäng ja kuidagi siis läksin seda palli päästma jalg õhus, parem jalg oli õhus ja maandusin hästi kehvasti. Niimoodi, et mul olid sidemed puruks ja menisk ja siis ma mäletan ka, et see oligi nii suur šokk, et kui ma maandusin, et siis tol hetkel sa kohe ei saagi aru sellest valust või nii ja see toimub see nagu see paar sekki läheb 5 sekundit ja siis sa olid oigad seal, sest et sul on nagu nii valus, sest see on siuke tunne nagu jalg oleks otsast, aga samas ta on ju seal samas. Et ta käis kuidagi nagu täiesti, ma ise tundsin ka, et väga halvasti maandusin ja samas andis mulle nagu väga suure nagu õppetunni, et ei maksa nagu igat palli lihtsalt õhust minna nagu jalaga võtma. Aga ju siis ma nii nagu sisse sinna mängu läksin ja nagu nii juhtus, et siis pidingi aasta aega taastuma, enne seda oli veel operatsioon ja aasta aega taastusin ja tegelikult mul oli isegi nagu idee tagasi tulla ja mängida ja teha. Aga siis lõpuks sain ise ka aru, et võib-olla siis ei olegi praegu see õige aeg. Et see muusika surus ka minu ellu sisse ja siis ma sain aru, et võib-olla ongi nagu nüüd see võimalus nagu sellele muusikale. Et nüüd ma tegelikult küll ise käin ikkagi vahel mängimas ka, et ikkagi jalad sügelevad, sa ei saa sellest nii kiiresti ära. Ja nüüd ma nagu pigem saan seda adrenaliini, selle tõttu või nagu, kui ma olen treener praegu. Et kui ma vaatan neid lapsi ja nemad mängivad ja annan neile seda nagu motivatsiooni ja innustan neid, et siis see, mis ma sealt saan nendelt, võt see on adrenaliin, võt see on nagu äge. Ja äge on näha ka, kuidas nad kasvavad. Oota, aga kuidas sa üldse treeneriks said? Et kas sul on ka vaja mingi paber selle jaoks teha või piisab lihtsalt sellest, et sa oled eelnevalt ise mänginud ja oled osav? Tegelikult, võt see on jälle nagu huvitav seik, et mul see treeneriks saamine toimus just pärast seda, kui mul oli vigastus. Ja kui ma olin aasta aega taastunud minu arust. Või oli isegi varem. Aga see on nagu naljakas seik, et mul oli see vigastus ära ja siis ühel hetkel helistab mulle Martin Rei, minu vana treener. Ja ütleb, et kuule Ingar, et kas sa tüdrukutele treeneriks ei taha tulla? Mis asja? Muidugi tulen. Et ise olin veel karkudes, ma mäletan seda. Muidugi ma tulen. Et see on nii huvitav. Ma ise nagu vahel kohati mõtlen selle peale, kuidas kui üks eluetapp nagu pannakse uks kinni sealt poolt, et siis teine nagu avaneb täiesti justkui, et sa isegi mõtle selle peale. Aga see treeneri amet tuli nagu täiesti niimoodi, et Selgest päevast. Et ju siis pidi nii tulema ja minema. Ja kindlasti need
treeneri paberid ja need ikkagi, need ma olen siin teinud ja koolitustel käinud, et see on ka ikkagi asi, sa pead ka ikkagi treenerina arenema, inimesena arenema, et seda nagu arenemist siis nagu kiirendada või nagu paremaks saada, et siis muidugi peab nagu võtma ise mingit materjale või koolitusi juurde. Kas see hirmus ei olnud, et ma saan aru, et algul on see excitement, et joo, täiega tahan teha, aga siis esimene päev tuleb, kui sa lähed treenerina nagu reaalselt platsile. Kas see oli hirmus ka ikka natukene, et mis siis, kui ei oska või nad ei kuula või? Jaa, ma mäletan isegi esimest treeningut ja need tüürkud ei olnud üldsegi minust nii palju vanemad, sest et ma olin tol hetkel 17 ja ma nagu sain treeneriks ja nemad olid selline 12, 13, 14 ja vot siis saad aru ka, et tegelikult, et see vanusvahe ei ole suur, aga mis minu puhul nagu kuidagi see toimis koos nende tüdrukutega oli nagu see, et ma kasutasin äragi seda, et ma olengi noor ja et kuidagi luua nendega see side või nagu näed neile, et nagu ma olen olemas ja nagu ma päriselt tahan teid aidata ja kuidagi läbi selle positiivse nagu võtme, et täpselt niimoodi ma olen ka nagu isiksusena ennast üles ehitanud ja täpselt samamoodi nagu ma tahan, et ka nendel nagu lastel oleks see, et nad ikka näeks seda positiivsust. Aga jaa, see oli väga raske esimesed treeningud ja üldse see, et nad usuksid minusse ja üldse see, et vanemad usuksid minusse, sest et lapsevanemad annavad sulle need lapsed ja et sina nagu hoolitsid nende eest, et sa ei ole ainult treener, sa oled psühholoog, sa oled vahel ka arst, sul on nagu, sa oled kriimsilm 9 ametit. Aga samas see on nagu nii äge kogemus on ja nii äge nagu retk, et ma lihtsalt vahel mõtlen, et issand, ma olen nagu inimesena nii palju ka arenenud ja just selle tõttu, et need lapsed annavad mulle nii palju juurde, nii palju nagu sära ja positiivsust ja nii palju ka sellist nagu õppetunde elus, et kui sa teadki, et sul läks trenn nagu pekki või nagu ei läinud nii, nagu sa plaanisid, aga siis sa vähemalt nagu õpid sellest, et nagu sa oled ka inimene nagu that's it või nagu ma arvan, et see on nagu üks elu suurimaid selliseid võib-olla kogemusi nagu praegusel hetkel, et kui nagu just need lapsed annavad seda kuidagi inspiratsiooni või üldse ka muusikale, et see on äge. Aga kas ma võin ka, Irja? Ma luban, annan loa. Nüüd ma lähen voolama. Ma lähen kohvipausile. Sa joo kohvi ja siia. Ma lihtsalt mõtlen seda, et see, kui sulle pakuti seda tööd, siis sa oleksid võinud olla kibestunud ja jääda mängima ohvrit, sest et sa olid ju vigastatud ja sul oli ikka nagu nii raske ja et ikka tahaks nagu hullult tagasi minna. Kust see mentaliteet on tulnud, et jaa, davai, mul on küll see, on halvasti, aga nüüd ma liigun edasi sellepärast, et ma otsin mingi uue parema asja endale? Sest ma sain aru tol hetkel, et see, et mul on vigastus, ma ei saa jääda sellest asja kinni nagu üldse nagu elus on, ma arvan, mingid hetked, vähemalt minu puhul on see, et sa ei saa jääda sinna minevikku kinni, sa pead minema edasi nagu jälle toon oma tähtkusest, mulle nagu vahel meeldib seda tuua, nagu kalad on ju keep swimming, kogu aeg keep swimming, sellepärast, et nagu sa ei saa jääda sinna nagu minevikku, sul ei ole nagu mõtet. Ja ma ei tea, kuidagi ma tundsin seda, et kui ma ise nagu selle jalgpallurina ei saa edasi minna või kaugele jõuda, siis minu kõige suuremaks nagu saavutuseks võiks siis olla see, et ma motiveerin ja innustan neid lapsi ja näen neid sirgumas ja kasvamas. Võib-olla nemad on lõpuks kuskil Eesti naiste A-koondises või ongi kuskil välismaal, nagu ma tunneks seda, et vau, mina alustasin nendega, nagu mina tegin neist võib-olla selle esimese etapi või selle, et mingi, et sul on potentsiaali, tee seda nagu tee seda ja tee seda südamega. Et ma arvan, ma leidsin lihtsalt nagu teise nurga juurde, vaatasin nagu teisest nurgast seda asja, et mitte ma ei jäänud nagu ise nagu mõtlema, et miks mina ja miks ma ei saa, et ma pigem vaatasin neid lapsi ja mõtlesin, et üliäge. Kas sa oled Mardiga rääkinud, et miks ta sind kutsus? Mõtlen Martin Reimiga või? Ja Martiniga, vabandust. Ma jäin kuidagi kinni, Martin muidugi. Ja, kõik hästi. Ei ole. või võib-olla meil ei ole nagu jõudnud see teema sinna. Ma arvan, et üks asi on see, et ma olin ise kunagi seal mängija. Et mina alustasin hästi pisikesena koos poistega Martin Reimi jalgpallikoolis.
ja tema oli üks minu treeneritest ja tema isa Olev Reim oli üks minu treeneritest ja edasi, et ma sündisin nii-öelda seal klubis. Ja ma arvan, et lihtsalt kuna ta teadis, et ma olin edasi ka veel FC Floras mänginud ja koondis, et ju siis ka see nagu otsus niimoodi osutus. Aga hea mängija ei ole alati hea treener. Mis on need omadused, mis sinus on võib-olla treeneri rolli juures head omadused? No ma tooks kohe välja positiivsus. Ma tunnen, et vahel... poleks Aga ma arvan, et see lõpuks mängib nagu hästi tugevalt rolli, et ega laps või üldse noor ei taha tulla trenni, kui treener on ebaviisakas või kuri või saad aru, et ma ise tunnen ka, et ma ei ole isikselt siuke inimene, kes tahaks olla kuri kogu aeg. Et jaa, ma olen nüüd siin ikkagi aasta jooksul õppinud ennast kehtestama ja nagu seda distsipliini hoidma ja eks tuleb tegelikult vahel ikkagi need lapsed maa peale ka tuua ja neile anda mõista, et kuulge, et praegune olukord, mis te teete, see ei ole okei. Et mõistke nagu minu olukorda ka. Et tegelikult, kui sa nagu annad neile teada, et ka treenerina sa vajad nagu seda, et siin on distsipliin ja et me saame nii palju paremini nagu töötada koos ja pluss saate rohkem näiteks mängida lõpuks, siis tegelikult lapsed saavad sellest aru ja nad tulevad tegelikult selle asjale nagu vastu. Aga sul on alguses ka mingi siuke rusika asi, mida sa teed. Mul oli üks vene tantsutreener, kes oli niimoodi, et iga kord sisse astus, siis juuksed kinni, näts minema, telefon ära. Väga hästi toimis, kõik olid mingi... No ma alati tegelikult kutsun mängijad kokku ja tervitan neid ja küsin, et mis nad päeva jooksul on teinud või kuidas on läinud, et ma arvan, et see on ka see selline nagu sideme loomine või see, et sa ikkagi nagu sa huvitud ja tegelikult mina inimesi ka huvitun ka nende nagu eraelust või et kuidas neil läheb koolis või nagu või kuidas neil kodus läheb, et see on tegelikult nii oluline, et see kõik ju jõuab ka trennidesse, et läbi nagu selle sa jõuad ka selle lapsele lähemale ja saad rohkem suunata ja aidata nagu elulises mõttes, et see ei peagi olema see, et ta tuleb jalgpallitrenni ja nüüd sa saad jalgpalluriks, et sa pead saama jalgpalluriks või sportlaseks, vaid nagu sa õpetad või sa suunad ka seda inimest. Et ma arvan, sellepärast ka see positiivsus on hästi nagu tugevalt, miks ma nagu rõhutan seda ja miks ma nagu ise nagu tahangi seda kõige rohkem välja tuua, ongi sellepärast, et nad võiksid seda rohkem näha, sest ma kardan kohati, et siin uuemad generatsioonid võib-olla nad ei taha rohkem seda positiivset näha, vaid ma ei tea, väga palju olen kuulnud siin siukest depressiooni ja stressi ja see käib nagu, need sõnad käivad nii palju läbi meil siin ühiskonnas, et ma lihtsalt võib-olla see positiivsus ongi see, mida ma tahan nagu anda, et see jõuaks neile. Et meie omalt poolt balansseerime sellega, et me paneme lihtsalt positiivne kogu aeg. Kui sa mõtled oma töö peale, siis just treeneri töö peale, siis mis on selle just kõige väljakutsuvam? Iga päev on lebo või? Ma ei usu sind. Kas sul on vahepeal raske ka olla treener? Mis teeb selle asja raskeks? No ütleme, et eks ikka on see, et ma võin olla nagu positiivne inimene, aga mul on ka nagu raskeid hetki ja päevasid ja väga mõned päevad võivad ikka nii rasked olla, et siis sa nagu võib-olla ei suuda süveneda väga sinna ka treeningusse, et on ka olnud neid päevi, kus ma mõtlen, et oi, et mul nagu endal on võib-olla esimene päevapool näinud nii pekki, et kuidas ma nüüd jõuan nagu tagasi selle rajale, et mul on hea meel, et need lapsed, keda ma treenin, on juba nii positiivsed ise või nagu nad juba süstivad mulle seda, et kui mul isegi on olnud nii raske päev, et siis ma näen, et nagu nendelt ma saan seda nagu energiat, aga väljakutsuv veel. Ma ei teagi, ausalt öeldes, ma pean mõtlema, sest et mul on üliäge nagu kaastreener, kellega koos me siis annamegi nii tüdrukutele kui ka väikestele poistele trenni ja nagu kunagi, kui ma nagu arvasin, et see koostöö teise treeneriga võib olla väga raskendatud, siis ma olen erinevate treeneritega või ka inimestega koostööd teinud ja kohati sa saad aru, et okei, selle inimesega sa ei klapi päris nii või sa ei mõtle samamoodi, siis
temaga meil on täpselt see, et nagu we know, nagu me lihtsalt teame mõlemad, me nagu mõtleme samamoodi ja ma arvan, et see ongi kõige nagu parem viis ka, et siis ei teki ka väga nagu siukseid nagu raskeid momente. Aga ma ei teagi, väljakutsu, wow. Aga nii on, kui inimene on nii positiivne ja mõtleb ainult positiivsetele asjadele ja rasketele asjadele üldse ei keskendu, see ei tulegi pähe. Ma ei taha sind üldse ära rikkuda praegu, aga mõtle selle peale, et kui näiteks su noored kuulaksid praegu, kuuluvad seda ja sa pole neile kunagi midagi öelnud, sa tahaks neile öelda, et kuulge, ärge tehke seda või et olge sellised. No ma arvan ikkagi jah, see nagu, vaata kuna tüdrukud on meil ikkagi selline teismelise eas praegu, et eks ikka tekib neid olukordi, kus on seda itsitamist ja fun ja tore ja nagu tulevad varsti ka siuksed poisid mängu, on ju. Eks ikka see distsipliin kaob ära vahel trennis ja noh, minu ja siis minu kaastreeneri nagu idee ongi see, et luua uuesti korda, et kohati võib see olla väga raske, sest sa võid rääkida ja öelda, aga võib-olla iga kord aru sellest ei saa. Et aga samal hetkel ma ütlen nagu see, et kui ma paneksin ennast nende kehasse, siis ma tunneks, et see on okei. Sest et nagu ma olin ka teismelise eas selline, kes oli mingi okei, üliäge nagu. Universum annab tagasi sulle praegu selle kõik. nii et ma arvan, et eks igas päevas on midagi väljakutsuvat. Kas või see, et nagu okei, mis treeningu me täna neile teeme või nagu, et mida me tahame, mis see suund on meil näiteks see nädal või üldse aastaplaan on ju, et mõelda nendele asjadele, et see on nagu igapäevaselt väljakutsuv, aga kuidas sa selle nagu teostad või kuidas sa ise nagu sellesse sisse lähed, see on täiesti nagu oleneb vist inimesest, et minu puhul ma suudan kuidagi, et mul on hea, et ma seda muusikat teen, sest mul on see loominguline pool, et kui ma seda kasutan, seda peaaju, kus on see loominguline pool, siis ma mingi okei, siis läheb kõik hästi nagu. et ma kuidagi, ma ei viitsi muretseda üle nende asjade puhul. Wow. I need that skill. Aga kas sa näed, et treeneri amet on selline asi, mis jääb pikemalt sinu ellu või on see periood lihtsalt elus? See on hea küsimus. Tahaks ise ka vastust sellele. Mis see sisetunne praegu ütleb? No sisetunne ütleb praegu, et ma tahan nii treeneritööga muusikutööna minna ikka täitsa lõpuni välja. Et mulle nagu ei meeldi. Ma tean, et see küsimus on hästi pikalt nagu käinud mu elus läbi, et no kui sa valiksid muusika või jalgpalli, mis sa valid siis, et noh, mulle ei meeldi valida, sest et ma tunnen, et need kaks eriala või nagu valdkonda, kus ma olen lapsest saadik olnud nagu seotud. Miks ma pean hakkama valima, et praegu, kui ma suudan teha kahte koos, siis ma teen ja ma teen seda mõnuga, ma naudin igat hetke, et ma ei tea, kas tuleb selliseid hetki või olukordi elus, kus ma päriselt pean, kus ma tõesti tunnen, et ma pean valima. Aga praegusel olukorral ma tunnen, et ma lähen küll nagu lõpuni välja niimoodi. Aga räägime korra sellest muusikukarjäärist ka, et kuidas üldse muusika sinu elus, kui suurt rolli see iga päev mängib selles mõttes, et töö mõttes? Kui palju sa aega sellele investeerid ja mida sa üldse teed? Kogu aeg investeerin. No tegelikult, ütleme, et ongi, mul on ju muusika ja jalgpall, siis ma nagu investeerin niimoodi, poolitan neid niimoodi kuidagi, aga mul on isegi muusikaga nagu see, et ma teen kohati ka öötunde. Sest et meil on ainult 24 tundi, see on päris vähe kohati. Nii et mul on nagu siuke tunne, et mul tekivad öösel kõige ägedamad ideed. Ja siis ma lihtsalt, ma ei saa magama jääda. Okei, te võite omavahel rääkida. See tüdruk läheb 9-st magama juba. Okei, 10-st. Aga ma imetlen seda, et sa suudad seda, sest ma vahel mõtlen, et ma tahaks kosata, aga ma lihtsalt ei suuda. Aju ärkab kell 10 üles. Teeme seda ja see on jumala hea mõte ja nii ja siis see kampaania ja siis mul on see hommikul kell 6, nii et ma olen juba kell 9, nii et aju on nii, et okei, davai, tõmba see juhe nüüd sellest. Nii et ma ei tea, mul kuidagi muusika on kogu aeg minu elus rolli mänginud ja väga palju on ikkagi kodus saanud seda ja nüüd sellega nii-öelda edasi töötanud, et ma tunnen, et minu muusika või see muusika minu sees kogu aeg areneb ja see on nii äge tunne,
et et see loominguline pool väga palju muutub. Et nüüd, kui ma näiteks olen ka mänginud või põhimõtteliselt mul on see nagu challenge praegu, et kirjuta iga päev üks laul. Ja. Iga päev üks laul? Ja nagu ma praegu teengi niimoodi nagu 6 aega. Nagu sõnad and everything või? Ja. No vaata, ma praegu teen nagu selles mõttes nagu demoversioonis, selles mõttes, et nagu kitarri see on uus idee, uus mingi käigud, Kust sa inspiratsiooni saad? Ma lihtsalt tunnen, et mul on vaja kõik nagu tunded, mis ma näiteks selles ühes päevas saan, mul on vaja need kõik panna sinna muusikasse. Et kas pooled laulud on jalgpallist siis või? Ma mõtlengi, et mul kõik päevad on suht sarnased, et nagu ma laulaks kogu aeg ühest samast asjast. Tead, ma saan suurem osa ikkagi. Ja, eks ma saan inspiratsiooni nagu oma lastelt ka või nagu selles, et kuidas treenerid oma lastelt. Sellest nagu energiast, mida nad mulle nagu annavad, aga üldmõttes on mul ikkagi need sellised võib-olla oma sees mingid sisetunded ja väga palju, ma käin looduses jalutamas. Ma võtan oma elus nagu neid hetki ka ja ma saan hästi palju nagu seda inspiratsiooni nagu loodusest ja inimestelt nagu reaalselt. Mul on olnud hetki, kus ma kirjutan täna sinust laulu ja mul ongi lihtsalt, mul on vaja nagu kuidagi, ma ei tea, kuidagi selle inimese hing või nagu see, mida ta minus tekitab, kuidagi saada see paberile. Sest et see on võib-olla ongi, et sa imetled ühte inimest või et sa imetled, oh my god, ta on nii äge. Ta on nii äge või see, mis ta sees on nii äge. Ja ma lihtsalt tahan seda panna nagu muusikasse. Ja kuidagi need asjad lihtsalt nagu tulevadki niimoodi. Ja siis tahangi lõpuks seal paberi peal. 30 päeva järjest. Seal vahel peab olema mõni päev, kus sul on ka loominguline kriis. No eks ikka vahel on raske, aga sellepärast ongi öötunnid olemas. Et sa isegi pushid nagu siis, kui ei ole nagu mingid mega inspiratsiooni tulve peale, et siis sa ikkagi nagu... mu praegu on see challenge endal et muidu ma niimoodi nagu hullumeelest ei pushiks, sest et suvel oli ka see, et oli pigem suurem osa vaata esinemistel ja festivalidel oli nagu see rõhk ja siis sa nagu ei suuda väga nagu ollagi, et tavai, et nüüd ma kirjutan nagu see 1 päevaga valmis, aga näiteks siin paar päeva tagasi ma kirjutasin 10 minutiga laulu valmis. Sest et mul oli lihtsalt sees nii palju, et ma lihtsalt pidin selle välja saama ja võib-olla see lihtsalt ongi nagu see, mis minu sees nagu toimub või on, et nagu ma pean selle välja saama ja nagu läbi selle ma lihtsalt nagu kuidagi väljendangi. Kas vahepeal on niimoodi, et sa oled trennis või annad trenni või oled ise trennis ja siis tuleb mingi ilgelt hea mõte ja see on nii, et triblage, ärge see just ära jookse selle Jaanikale otsa, et ma tulen kohe tagasi tõmbata ja siis on laul. Ütleme, et on küll olnud, aga ma päris kitarri kuskilt välja nagu taskust ei võtta. See oleks jumala äge, aga mul on küll sellised nagu ideed olnud ja siis ma nagu mõmmisin oma peas, sest ma olen mingi ära palun, ära liigu siit ja siia palun. Aga kas sa ei salvesta kuidagi? Mina näiteks salvestan, mul on väga tihti on see. Kairi vist on ka saanud selliseid voice minu käest. Ja siis mul tuli siuke mõte, et mingi jooksed samal ajal. Ja mul on tegelikult voice message on täis kõike seda, mida ma nagu olen laulnud, siis isegi kui need on nagu mingi 3 sekundit, ma ja siis olemas. Ja laul olemas. Aga kuidas sa valid nüüd, ütleme, et sa teedki 30 päeva, 30 lugu, on ju. Kuidas sa valid, millised neist reaalselt jõuavad inimesteni? No tegelikult ongi vaata, et mingid laulud, ma kirjutangi selle võib-olla sükse nagu lihtsalt nagu fun'i pärast või lihtsalt ongi mingi, et ma saan selle asja välja või näiteks mul see idee on ka olnud, et kui mul ei tule ideed, siis ma lähen kas Pinteresti või Tumblrisse. Tumblr! Joo, ma tean. Ja siis kuidagi läbi nende kas piltide või mingi quote'ide ma tekitan mingi idee endale. Ja see on mingi uus asi, mis ma nagu avastan. Ma mingi, wow, see on päris cool. Nagu mul ei ole ideed, siis lihtsalt saa kuskilt mujalt idee. Aga lihtsalt kas või võtta üks sõna. Et võtame mingi ühe sõna ja lihtsalt tee sellest sõnast mingi laul.
that's it, nagu ma lihtsalt püüan võib-olla vaadata nagu natuke teiselt nurgalt ka, et see asi ei pea olema alati nagu minu seest, sest et see on loomulik, et kogu aeg sul ei ole midagi sealt seest anda. Et siis tuleb kuskilt mujalt nagu leida see nagu võimalus. aga see on natuke nagu kirjanikud räägivad ka, et kui sa tahad kirjutada, et siis sa pead kirjutama ja sa peadki kirjutama kogu aeg, ka siis, kui sul ei ole seda ühtegi ideed, et just nendel hetkedel peabki kirjutama, et sa nagu kuidagi sellest mingist blokist, mitte nagu blokist, aga sellisest nagu barjäärist üle saama, et kui sa lasedki ennast kuidagi tagasi, spordiga tegelikult on natuke samamoodi ja näiteks kui sa püüad mingisugust kindlat näiteks toitumisgraafikut hoida, et kui sa ühe päeva kukud, siis tegelikult järgmised korrad kukkuda on väga palju lihtsam või tagasi kukkuda või kui sa ühe korra annad alla või sportlastena tihti öeldakse, et või triatleedid ma olen kuulnud, et kui sa ühe korra katkestad, siis kõik järgmised katkestamised on nagu väga palju lihtsamad. Et sellepärast see nagu see selline süsteemsus ja see on päris huvitav. Ja mul kuidagi, nüüd kui ma kuulan praegu seda, siis see süsteemsus vist mängib minu ees väga palju rolli, et just kasvõi see äppide mingi vaatamine, et ju siis ma nagu ise nagu ei ütle seda endale, et mul on täiega mingi süsteemne elu, aga see on lihtsalt tundub nii, et on välja kujunenud, et mul on reaalselt ongi nagu mingi asi, kuidas ma teen asju, või kui ma lähen koju, siis mul on ka reaalne nagu käik, kuidas ma nagu mingid toad teen korda või mingi, mul on nagu reaalne mingi sihuke süsteem, see on ülinaljakas, aga kui ma praegu mõtlen, näiteks kui ma poes käin, ma olen nagu mingi, siis kui ma päriselt võtan selle aja, et ma lähen poodi, siis ma reaalselt võtan selle aja, et ma lähengi poodi niimoodi, et ma käingi iga rida läbi ja niimoodi reaalselt nagu slaalomis. See ideaalklient, vaata, kelle järgi joonistati kogu poodi. Nagu, sest ma tunnen, et kuidagi nagu, et kui ma midagi unustan maha, sest et ma ei käinud seal nagu vahes, siis on ju pekkis. Tuleb tagasi minema. Et ma ei tea, ju siis, need on mingid veidrased, vaata, mis praegu välja tuleb, see on nii naljakas, ma ise mõtlen selle peale, et kuidas see nagu võimalik on, aga nii äge, et ma nagu ise nüüd saan sellest aru, et ju siis on mingi süsteem enda elus nagu kuidagi esile tulnud. Väga huvitav. Oota, aga mis süsteemi alusel sa näiteks stuudios käid, et millal sa salvestama lähed, et millal sa tunned, et lugu on nüüd siukses staadiumis, et ma nüüd lähen laulan selle linti päriselt? No kindlasti mul on alati see, et ma esitan, alguses ma kuulan kõik need lood läbi või proovin nagu, mis see kõige rohkem kõnetab mind päriselt ja siis ma tegelikult lähen produtsendi juurde, laulan talle ja siis sealt hakkab nagu see protsess pihta. Et tavaliselt me ei laula nagu ühe korraga kõik stuudios sisse, et mingi võib-olla siuke esimene vokaali osa laulan sisse ja siis järgmine kord tulen tagasi ja kuulan uuesti, et vahel ma isegi teen niimoodi, et ma kirjutan need laulud valmis, siis ma panen need nädalaks kuskile kapinurkale, mingi ma ei kuule teid enam, ma ei laula teid enam, on ju. Ja siis ma võtan tagasi need järgmine nädal ja siis ma mõtlen, et okei, see ei ole praegu see vibe, see ei sobi üldse siia. Okei, see on praegu see, millest ma tegelikult tahan rääkida või see on see, mida ma tunnen. Et siis nagu ma kuidagi nagu tead, liigitan nad kuidagi ära, et mis see nagu praegu sobib ja mis praegu ei sobi. Nii et jah. Kas sa oled läinud, ma lihtsalt, kus mul see küsimus tuleb, on see, et nädalavahetusel või natuke aega tagasi jagati etnokulpe ja Tradetek sai oma Armasta mind laulu eest siis parima loo tiitli ja see laul tegelikult ei pidanud neil üldse minema plaadile, et neile soovitati, öeldi, et pange see plaadile ja nemad olid umbes niimoodi, et ei, see pole üldse hea laul, me ei pane seda üldse siia. Ja lõpuks siis läks niimoodi, eks ole. Kas sul on endal mõned sellised lood, mida sa oled jätnud nagu pikaks ajaks või mida sa tead praegu, et okei, ma peaks selle juurde tagasi minema, sest tegelikult sealt võib midagi tulla? Ja kindlasti. Ja tähendab just see viimane osa, et mul on laule, mille juurde nagu tagasi tulla. Ja ma arvan, mu mingis mõttes loodetavasti varsti see nagu juhtub ka, et siin midagi nagu välja tuleb ja nii edasi, et ma ei taha veel siin midagi nagu tiisida. Aga sa just tegid seda. Natukene siuke low-key. Aga mul on väga palju selliseid hetki või olukordi, kus ka on niipidi olnud, et ma lasen laulu välja ja siis ma võib-olla hiljem kuulan, et aga võib-olla nagu ma ei tea, kes see on nagu see laul, sa nagu hiljem kuulad seda läbi ja mõtled nagu, et okei, et see oli võib-olla see aeg minu elus, et see sobis minu selle nagu imidži ja minu nagu enda kogu, aga mida nagu aeg edasi, sa ju arened ka inimesena ja muusikuna ja sa hakkad nagu
kompima hoopis teisi nagu suunasid ja mul on praegu ka see, et ma nagu proovin ja katsetan ja vaatan ja tegelikult on nagu üliäge, nagu kogu aeg on üliäge, sest see on nagu excitement, et vau, niipidi saab ka hoopis ja nagu selles mõttes, et kindlasti on nagu laule, mille juurde ma tagasi tulla, aga on ka laule, mida ma praegu mõtlen, et oh my god, ma tahaks juba, et inimesed kuuleks neid, sest et on mingid hetki ja olukordi, mis sa tahaks nagu välja lasta, aga sa pead nagu selle õige hetke leidma, et võib-olla praegu ei ole õige hetk, aga kindlasti mingi aeg tulevikus ma olen mingi, vot nüüd ma tahan, et inimesed kuuleks seda. Kui palju sinu lugudes siis on päriselt seda, mis on sinu lugu ja kui palju on seal lihtsalt pandud selleks, et riimuks näiteks? No ikkagi suurem osa on ikkagi mind väga palju, sest ikkagi need sõnad, mida ma kirjutan, on ikkagi täiesti minult tulnud. Ehk siis kui kuuled, siis põhimõtteliselt nagu loeks sinu mingisugust päevikut või et... Jaa. Et võib-olla see ongi nagu minu nagu point ka elus, et ka muusikuna, et sa nagu võiksid olla või nagu see, kes sa päriselt oled, mitte ei proovi olla keegi teine. Et minu arust see on väga oluline, sest et lõpuks see mängib rolli, kui inimesed sinuga hakkavad suhtlema, et kui see nagu see, mis sa nagu endal loonud, see image, aga see, mis tegelikult inimesed on hoopis teine inimene, siis see on ju täiesti vastu. Et ma ei suudaks niimoodi ka olla, et ma arvan, mul on pigem see, et ma avan iga korraga ja iga lauluga ma avan ennast. Et ma tunnen, et minu muusika, see karjäär või nagu retk ongi täpselt nagu üks raamat ja iga lehekülg on mingi faas minu elus või mingi olukord või mingi hetk minu elus. Et ja ehk siis see nagu on siis tulnud ka lauluna välja, et näiteks kui ma vaatan nagu eelmist singlit, mis oli nagu siuke, mille nimi Playing Games oli ja see oli siuke rebel natuke, siis see on juba mingi uus külg või tahk minu sees. Et enne kui ma olen näidanud siin need Coming Home ja kõik see, kus minust õhkaski välja see positiivse, see, kes ma olen nagu hinges, siis et see ei ole ainult tegelikult see tahk minus. Et mul on nii palju erinevaid külgi ja tahke, et võib-olla ma nagu teengi siuke nagu step by step või nagu samm-sammult avan ennast seal nagu raamatus, et iga lehekülg on nagu uus mina või uus külg minus. Ja siin on veel päris palju, mis on tulekul, et jaa. Kas me mingi hetk saame korraga rohkem kui ühe lehe ka, et nagu siukse nagu volüümi, ehk siis nagu päris nagu albumi suure? Tead, see mõte on käinud läbi ikka pikalt, sest et sahtis on ikka neid laule päris palju. No juba selle kuuga on siin. Absoluutselt. Et aga no see on kindlasti plaan, mis ma tahan oma elus teha. Ja mitte ühe korra, teeks ikka mitu korda. Et aga ma praegu tunnen, et see step by step sobib mulle praegu, et ka läbi selle ma ju õpin veel rohkem ennast tundma ja ma arenen veel ju inimese ja muusikuna, et ma arvan, et väga palju ägedat on tulemas, mida ma tahan juba inimesed näidata, nagu ka albumi mõttes. Aga ma arvan, et see ongi see, et millal on see õige aeg, millal seda nagu nuppu vajutada. No me jääme siis ootama. Wow. Aga võib-olla ennest, kui me edasi liigume, siis ma nägin Instagramist üks päev, et te tegite Stefaniga mingisugust asja koos. Yeah. Kuidas sa jõuad nende kollääbideni? Kuidas sa valid? Ja miks Stefan? Tähendab, ma saan aru, miks Stefan, seda on täiega fun inimene, aga... Tead, mul on nagu üldse praegu on elus selline periood, kus kuna vaata, ma olen kogu aeg üksi kirjutanud. Üksi esinen, üksi kirjutan, nagu see ongi kuidagi minu elu on nagu nii läinud, et ma teen nagu neid asju üksi, tegelikult mulle väga meeldib, ma naudin seda tegemist, aga proovida nagu kellega koos. Vaat see on ka mingis osas minu jaoks nagu väljakutsuv, et kuidas see nagu klapid või kuidas sinu maailm klapib selle teise inimesega, et minu arust see on nii äge ühelt mõttes nagu eksperiment, teises mõttes nagu, kui ta on ka ju loominguline inimene, siis minu arust on nii äge, mida tegelikult võiksime rohkem teha, mitte ainult muusika vallas või nagu üleüldse, mis valdkonnas nagu
rohkem teha inimestega mingeid kolläbe või mingeid koos tegemisi, minu arust see on nii äge, me peaks nagu no mis kolläb meil sünnib siin? Ma võin trianglit mängida. nagu minu arust see. Ma võin meenutada, kuidas see plokkflööt käis. minu arust see just nagu toob meid kuidagi kokku ka nagu eestlastena või nagu inimestena, minu arust see on nii oluline, sest et me ju, Eesti on nagu konnatiik ja nagu tegelikult me võiks siis nagu rohkem nagu ka sellele mõelda või nagu panustada, et me nagu aitame üksteist, nagu reaalselt aitamegi. Et mitte see ei ole see, et ma räägin, et me aitame, vaid see nagu reaalselt ongi see, et nagu ka loomingulises mõttes, et võib-olla ma ei tea, ma suutsin võib-olla äkki Stefanile mingi idee anda ja ta järgmine kord mingi okei, vau, nüüd ma kirjutan järgmine kord sellest loo, et üliäge on ju. Ja samal hetkel annab tema mulle inspiratsiooni ja see ei ole ainult nagu Stefan, siin on veel muusikuid, kellega ma nagu olen kolläbi teinud, pluss on veel mõttes teha, et kellega? Ma veel ei julge öelda. Oota, aga kes on su dream collab, kellega sa nagu täiega tahaks? Ma lihtsalt tahan korra teile öelda, et minu dream collab on Kairis, ta kogu aeg küsib neid küsimusi, mida mina tahan küsida, et lihtsalt aitäh sulle. I'm just in your brain. Dream collab. Oh my god. Ma tean välismaa oma. Päriselt on, kuidas? Aga Eestist? Eestist. Ma ei tea, need on nii palju või nagu... Alustame ühest. Alustame ühest. No äge oleks Andres Kõpperiga. Andres, kuulsid? Ei ütlekski ära, et rääd äkile. Okay. Sandra. Oi, see on nii, Sander Mölder on väga äge. Kõik need Stefan, Shira, kõik need, kellega ma olen juba teinud, aga nagu see, need on juba, see on nagu, et tegelikult nagu nii ägedaid inimesi on, nagu päriselt, ma vahel mõtlen, et see on tegelikult nii äge, et ma võtsin julguse, et ma kirjutasin nendele inimestele, et ma tunnen, et see on nii oluline, et kui sa oledki üksik artist ja sa kirjutad ise mussi, et siis see, et sa teed seda kellega koos või see nagu, mis see areng või see kogemus, mis sa sealt saad, on nagu üliäge, sa tuleb pärast kohe saad mingi wow, okei, mis see oli, et nagu nii äge, sest ma tegelikult, see kõik algas pihta sellest, et ma käisin suvel Lätis mussi kirjutamas. Et siis ma nagu, see oli mu esimene selline kogemus ja siis ma sain aru, kui äge on eksperimenteerida ja proovida, et see kuidagi võib-olla aitas mul seda sain selle tõuke võib-olla, et nagu tegelikult seda võib teha ja see on okei ja nagu sa ei pea olema nagu üksi kogu aeg. Nii et ja see kuidagi, ma ei tea, ongi nagu, see on praegu siuke periood, kus ma lihtsalt tahangi nagu kogeda ja näha ja tunda inimesi. Lihtsalt, kui te tahate näha siirast rõõmu ja õnne, eriti Spotify kuulajad, siis palun mingi YouTube ja vaadake see hetk üle. Nagu 2 minutit tagasi, nagu see, kuidas sa läksid, see, sa särad muidu ka, aga lihtsalt see, mis nagu energia sust välja tuli, siis seda on nii äge vaadata. Nii lahe. Ma loodan, et sa saad kõigi nendega kolläbida. Eks Eesti on nii väike, et tõepoolest tõenäoliselt on ikkagi võimalik elu jooksul tiir peale teha kõigile. Just. Nii, aga me oleme nüüd rääkinud päris palju jalgpallist, me oleme rääkinud päris palju muusikast, aga nende asjadega käivad käsikäes ka natukene sotsiaalmeedia ja mõjuisikuks olemine, et sa ise ütlesid ka, et sa mudid natukene suunda. Et kuidas sa ise tunnetad, et kas sa võtad ka seda tööna kuidagi natukene, sest sa teed brändidega koostööd, on ju? Ja eks mingis valdkonnas ikka ja või mingis mõttes ikka, et ma tunnen, et see story või nagu ükskõik, mida ma panen sinna postis midagi, et see on see nagu hetkeline asi, mida ma tunnen, aga samas see on ka nagu, et see on mingi mõtestatud asi, et see ei ole nagu niisama, et okei, davai, ma panen selle üles. Et ma arvan üldse seda nagu sotsmeedia tegemine või üldse nagu selle sees olemine on väga palju minu silmi avanud nende aastate jooksul ja kindlasti nagu mingis osas ka mõtlema pannud ning andnud väga palju ideid ja huvitavaid nagu kogemusi juurde, et tegelikult see ka kogu aeg ju areneb edasi, on ju, et kuidas sa saad mingeid asju teha või et mis challenge on nagu mingi veel mingi wow, on ju, et siin saab nagu lihtsalt
nii erinevaid nagu asju kompida ja teha. mis sa muidu pead silmas selle all, et silmi avanud? No kohati mul on nagu jäänud tunne, et noh, see ikkagi, kui ma nüüd vaatan nagu sotsmeediat või noh, näiteks kellegi teise sotsmeediat, kohati võib-olla mingid asjad ei ole nagu päris. Ja see ongi võib-olla see, mis ma olen nagu oma elus nagu mõelnud ka, et kuidas mina tahaksin siis seda nagu infot või seda kuidagi edastada inimestele, et see tuleks päriselt minu südamest. Et see päriselt olengi mina. Et ma ei taha kellelegi midagi halvustavalt öelda, aga lihtsalt noh, eks ikka nagu sa hakkad mõtlema, et huvitav, et kas ta nagu mõtles seda päriselt või nagu ta ei mõelnud seda päriselt. Et noh, kuna ma nagu selles nagu üldse sotsiaalmeedias nagu hästi tihedalt olen ja kokku puutun ja puutun ka inimestega kokku, kes tegutsevad ka väga palju nagu suunamudijana, et siis see on nagu huvitav maailm, see on nagu täiesti teine, et siis kui sa tegelikult lähed sinna nagu sissepoole, siis sa saad aru nagu miks mõni asi või miks ta nii teeb või miks mõni asi on nii, vaata, et see on ka siuke põnev valdkond, mida sa kogu aeg õpid juurde, kogu aeg. Sa oled endale tänaseks päris suure auditooriumi kasvatanud, et kas sa tunned mingit vastutust ka selle sisu ees, mida sa üles paned? Sest sul on kindlasti väga palju noori jälgijaid ka, kindlasti su enda õpilasedki jälgivad, mida sa sotsiaalmeedias teed, on ju? Kindlasti igat asja nagu postitada või storidesse panna. Ma olen alkoholifirma, tulen sinu juurde, no teeme koostööd. Ja anname palju raha. Uue plaadi. Ja võt, siis ma arvan, et need on need hetk, kus ma pean hästi nagu pikalt mõtlema, nagu et kõigele ei saagi nagu ja öelda. Ja see on ka üks asi, mida sa õpid elus väga tugevasti, et minul on vähemalt see olnud, et sa ei pea ütlema alati ja või sa ei pea alati nõustuma selle asjaga. Et võt, see on ka jah, mind hästi palju õpetanud elus, aga jah, ütleme nii, et väga palju on ikkagi silmi avanud see sotsiaalmeedia ja ikkagi lõppkokkuvõttes ikkagi positiivselt, sest et kui inimesed on ehedad ja teevad nagu ägedalt asju, siis saad aru ka, et võt, nagu see on äge, mida ta teeb. Nagu eriti, kui inimestel on nagu mega mingi fantaasia ja nad suudavad selle fantaasia nagu panna päriselt nagu sinna kas või postitusse või story'sse või mida iganes, mis sealt nagu tuleb. Nagu, come on, see on nagu äge. Mis sul endal mõned lemmikud kanalid on, mida sa jälgid, mis on geniaalsed nagu loovuse poolest? Oi, see on hea küsimus. Mul reaalselt, ma ei taha nagu üldse nagu, ma tunnen nagu ma oleks mingi tahaks nagu pugeda, aga nagu räädid äkki nagu väga huvitav, kes neile seda sotsiaalmeediat teeb? Või nagu see ongi nagu hästi siuke nagu fun või nagu sa näed tegelikult kõike seal või nagu see ongi ja mul tegelikult kohe tuli meelde, kui ma nagu artistide poole pealt praegu vaatan, siis mul tuli meelde ka Noep, et ta on nii naljakas. Ta on nii naljakas vahel. See huumor on lihtsalt nagu, kus see vennal mõtted tulevad täiesti. Aga võt, see ongi minu arust üliäge, et mõeldagi nagu out of box nagu ja see võib-olla nagu tõmbab mind ka, et noh, mida nagu vaadata või nagu jälgida, et okei, et see on nagu äge, et noh, et tuli mingi sükse videoga välja, kus ütleb midagi inglise keeles ja eesti keeles, need sõnad on vaata seal nagu all on ja see on täiesti absurdne, mida ta räägib, aga siis on samas nagu mingi, oh my god, nii äge, nagu nii kihvt. Nii et jah. Ma küsin mõjuisikuks olemise kohta ühte küsimust veel. No. Ja siis võime edasi. Oota, küsin, ma vaatan, mul vist oli, no okei, küsi ära. Mõjuisikuna, kas sa tunned, et on mõni bränd, millega sa tahaksid täiega koostööd teha? Oi, noh, need on ka päris palju. Viska õhku mõned, viska universumile välja mõned. Ja mille järgi sa valid need? No, kuna ma olen spordiga ka ikkagi väga seotud ja mul ei ole veel nagu sellist võimalust olnud, siis Nike'iga oleks päris äge teha koostööd. Katrin. Tean mõnda inimest seal. Võib-olla saan midagi edasi öelda. Aga mul on isegi nagu olnud mõtteid mingi tead, kitarri või ukuleele
siis firmaga, et mingi aeg mõtlesin täiega, et mingi oh my god, et võiks teha oma mingi kitarri või ukulele ja tead, ma ütlen ausalt, see mõte võib täna siin podcast'is õhku minna, aga võib-olla see on varsti nagu täiesti teostatav ja tehtud. See on nii äge ju, minu arust Billie Eilishil tuli vist oma ukulele just välja, täiesti nagu nii äge nägi välja, ma ei mängi ukulelet, aga tundus asi, mida ma tahaks ka. Kuule, ma usun universumisse välja viisatud asjadega peale siis või asjadesse siis Jalmar Vabarnal näiteks on oma kitarrikool, kus tal ukulelet veel keegi ei õpeta, nii et võib-olla saad ka sellega väikse kollabi teha. Absoluutselt. Okei, aga me oleme nüüd väga paljusid teemasid juba puudutanud. Ma liiguks edasi ühe minu lemmikteema juurde, milleks on keskkond. Kui palju sa üldse mõtled selle peale, et kuidas meie maailmal läheb praegusel hetkel? Väga palju mõtlen. Tegelikult mul on tulemas või mul on tegelikult sahtlis üks laul, mis on selle kõigega, mis meil siin toimub seotud. Võin natuke tiisida ka, et räägib kliimamuutustest. Et see kõik see projekt siin kunagi ka jõuab rohkem nähtavale, aga juba ka sellepärast ma seda loomingut praegu teen, et see nagu see, mis meil ümberringi siin toimub, ongi minu jaoks väga oluline ja sellepärast ma tahan ka seda kuidagi loominguga siis välja anda. Nii et jaa. Aga millest täpsemalt, kas ma võin küsida, et kui sa ütled, sa räägib kliimamuutustest, et kas sa räägid üldiselt, mida sa adresseerid selles loos? No see, mis siin nüüd paari aasta jooksul on nagu maailmas toimunud, natukene ka ütleme sellest, et meil noortel või üldse tegelikult inimestel on nüüd nagu aeg päriselt nagu step up'ida ja nagu aidata nagu meie keskkonda. Et see ei ole lihtsalt see, et me räägime sellest, vaid me reaalselt tegutseme, et me juba alustame nende kas või see, mis eelmine kord õhtusaates rääkisid, et see pudelite korjamine blogging ja mingi prügi või mingi asja. Et prügi korjamine, et see algab kuskilt juba sealt. Et sa kõnnid ringi ja sa korjadki päris need prügi üles, mida sa näed, mis maas on. Et need on väiksed detailid, aga kokkuvõttes on need nagu tähendavad nii palju. Kas sa oled endal elus juba implementeerinud mingid siuksed väiksed asjad, mida sa igapäevaselt teed? Jaa, nagu juba see prügi sorteerimine algab juba väga nagu väikestest asjadest, et minu jaoks on oluline, et prügi on sorteeritud ja lõpuks pandud ka õigetesse nagu nendesse prügikastidesse. Yes. Ning mulle väga meeldib kasutada nagu ütleme nii, et siis mitte plastikasju, ehk siis ma võtan selle oma elust ära ja mul ongi pigem see, et ma käin poes oma tote bagiga. Joo, me saime ka Sandraga tote bagid, nüüd me saame ka poes käia. Nii et ma nagu nii palju aitan kaasa, et ongi need nagu väiksed detailid, mis tegelikult maailmale on nagu ikka tekitavad nagu nii ränka asja, siis ma nagu püüan anda siis oma panuse nende väikeste asjadega, et ma sorteeringi prügi ja käingi tote bagiga oma nagu selle kotiga ja kasutangi võib-olla mingid nõusid asju, mis ei ole plastikust. Et ma alustan juba sealt ja nagu tunnen, et juba on tegelikult nii palju elu muutunud või et sa vaatad kuidagi elu hoopis teistes värvides. Ma korra lihtsalt viskan siia vahele, et tegelikult mulle tundub, et mitte ei tundu, aga see on fakt, et see plasti demoniseerimine on tegelikult päris ohtlik, sest et tegelikult plast iseenesest on väga hea materjal. Ta on väga vastupidav, aga inimesed ei oska teda kasutada. Et me kasutame seda ühe korra, võtame kas mingi kilekoti või me võtame mingisuguse topsi ja me viskame selle kohe ära. Et aga tegelikult, kui seda materjali korrektselt osata kasutada, siis see on väga jätkusuutlik materjal tegelikult. Et jah, et see on siuke nagu, ma lihtsalt mõtlesin, et ma tahan selle see välja öelda, et see on, et need on kohati me nagu võib-olla ei jõua nagu mõelda selliste asjade peale. Asi ei ole materjalis, asi on meie tarbimisviisis. Jaa, täpselt. Aga
kui me rääkisime natuke maailma tervisest, siis vaata, sina oled ikkagi hästi palju tähelepanu all, et sa hoolitsed oma füüsilise tervise eest. Kuidas sa oma vaimse tervise eest hoolt kannad? No läbi loomingu praegu või no selles mõttes, et nagu no eks ikka mingis osas on nagu see, et elus tekivad ikkagi nagu rasked olukorrad ja kuidagi selle positiivsuse leidmine. Ma kuidagi enda elus teen ka selliseid hetki näiteks, et tekib nagu selline uitmõte, et okei, et nüüd praegu ei ole kõik korras või nagu midagi on nagu pekkis, siis ma lihtsalt lähengi teen sporti, olen looduse käes või lähen kuhugi jõusaali, teen trenni, sest et nagu sul on vaja sellest kuidagi nagu ära saada, sellest emotsioonist või sellest tundest. Ja pärast sa saad aru, et sa tunned ennast palju nagu värskemana või nagu paremini. Et ja pluss siis nagu ka loomingu mõttes, et see ongi see ju, miks ma seda nagu teen. Et ma tunnen kohati, et võib-olla loomeinimestel on päris palju nagu sees, mis ongi nagu vaja kuidagi välja anda. Et minu puhul on täpselt see, et kui nagu seda muusikat ei on, siis ma ei tea, mis ma teeksin, et siis ma arvan, see oleks ainult nagu sport. Et aga mul on nii hea, et mul on nagu 2 väljundit, mille vahel ma saan valida. Et ma saangi kuidagi need tunded sinna paberile ja siis ma olengi mingi, yes, nüüd mul on nagu hästi olla, nüüd mul on nagu väga hea olla. Et see on nii oluline. Kas sa oled kuidagi aastatega saanud aru ka, et mis sinust tekitab neid raskeid hetki või raskeid aegu, et millest need asjad tekivad? No ütleme nii, et kindlasti see periood, kui sa oled teismeealine, siis lihtsalt palju asju vist toimub peas või vähemalt mina mäletan küll, et ma kuidagi elasin väga sissepoole ja ma ei osanud nagu nendest asjadest või tunnetest nagu rääkida. Ja tol hetkel tekivad ka need esimesed tunded ja livlikad lendavad ja kõik on nii tore, aga siis võib-olla oledki inimesena, tol hetkel on võib-olla ebakindlam ja kuidagi jah, ma nagu ei osanud ennast aidata ja ma ei osanud ka, et keegi teine aitaks mind. Et siis sellel hetkel tuligi see kuidagi muusika või nagu just nagu hästi tugevalt nagu tuli sisse või rõhus sisse, et siis ma sain aru, et vau, ma saan need kõik tunded, mis mu sees on, ma saan panna need paberile. Et issand, kui hea viis ja teistpidi näiteks nagu spordiga sa lähed platsile, sa elad välja ennast seal, sa saad kõik sinna nagu platsile panna, sa saad tühjaks ennast põhimõtteliselt joosta ja sul on juba väga nagu pärast seda on palju parem. Et mina tunnen küll, et oma vaimse tervise eest nagu hoolt kanda, sa pead olema kuidagi tegevuses või tegema mingeid asju, mida sa armastad, mis tooksid tagasi nagu sealt võib-olla kurvast hetkest või nii, et neid tekib elus ja see on okei, see on normaalne. Me oleme kõik inimesed, see on täiesti okei, nagu meil on emotsioonid, meil ei ole ainult üks emotsioon. Et ja mul on ka hetki, kus ma ei tea, nutangi pool tundi ja mõtlen mingi, miks ma nutan üldse, aga nagu lõpuks ma saan selle nagu tunde endale näiteks loomingusse või sporti panna ja ma tunnen pärast seda palju-palju paremini. Aga kas see hirmus ei tundu, et sa paned enda nii nagu sügava tunde, paned publiku ette tegelikult mingi hetk ja sa kunagi ei tea, kuidas nad selle vastu võtavad? Neid hetki on tõesti väga nagu palju olnud, eriti alguses, kui ma alustasin. Et siis mul oli küll väga suur hirm, et huvitav, mis nad nagu mõtlevad peale seda, et nagu kas nad nagu näevad siis päriselt mind täiesti nagu siis alasti või selles mõttes, et sa ikkagi paned täiesti nagu hinge sinna. Ja sa ikka nagu kõhkled ja mõtled, kas see on hea, et ma teen seda praegu või kas see on õige, et ma teen seda praegu. Aga ma arvan, et nagu läbi nagu selle kogemuste või nagu aastate ma olen ka nagu rohkem avatumaks inimeseks muutunud ja nagu suudan rohkem rääkida ka võib-olla nendest nagu hetkedest, mis olidki võib-olla tol hetkel ülirasked, aga nüüd nagu läbi siis muusikakeele, et ja tegelikult
sa ikkagi, isegi kui ma nagu rahvaga nagu räägin või nagu suhtlen seal loomingulises viisil, siis nagu tegelikult ma ju näen, et mõned inimesed ju tajuvad ära. Mul on tegelikult väga paljud inimesed tundnud pärast kontserti, et kuule, selle loo ajal ma tundsin, et see on nagu nii mina või nagu, et mul on praegu elus see periood. Ja siis sa saadki aru, et aga näe, et noh, et see on, tegelikult me oleme mingisugused väga nagu sarnased kõik inimesena, et meil on need hetked, meil on need faasid, meil on need perioodid ja tegelikult on nii, nagu mul on endal hea tunne, et minu see tunne suutis nagu puudutada seda inimest. Kui palju sa selle positiivse tagasiside kõrval ka negatiivset saad? Ja olen ka selle kokku puutunud. Ma arvan, et see oli suuresti eelmine aasta, kui ma esimest korda Eesti Laulul käisin. Et noh, alguses ikka sa oled, tahad teada, mis inimesed sinust arvavad ja huvitud sellest väga tugevasti. Ja tol hetkel ma ikka noorem ja veel mõtlesin, et vau, okei, üliäge on ju Eesti Laul ja vahva. Aga no eks ikka nagu selle kõige juures ju kaasneb ka mingi selline teispool nagu arvamus, et kõik ei saagi olla ilus ja vahva, et alguses ma ikka huvitusin ja vaatasin kommentaare ja sain aru ja mu ema ütles ka, et neid pole mõtet nagu vaadata, et see ei anna sulle tegelikult mitte midagi juurde. Et see pigem nagu sina lased oma emotsioonid alla ja lased selle nagu mõjutada. Ma lõpuks sain ka aru, et see on lihtsalt ühe inimese arvamus ja las see olla nii, et las ta siis avaldas selle, et see on tema enda asi. Et nüüd ma enam ei vaata, kui isegi tekib nagu selliseid olukordi, et see on mul järsku silme ees, siis ma pigem nagu püüan nagu naljaga lihtsalt asja võtta, et noh, ma arvan, ma olen nagu selle aasta jooksul või selle või 2 aasta jooksul olen väga palju inimesena ka tugevamaks muutunud, mis ma ise tunnen, et nii äge või nagu ma jälle nagu, et see on jälle mingi protsess, kui sa vaatad nagu tagasi ja jõuad nagu siia, kus ma praegu olen, et see on nii äge, kuidas siuke nagu protsess nagu toimub ja sa saad ise ka aru, et mingis olukorras sa ei vaata enam selle pilguga, mis sa vaatasid nagu paar aastat tagasi. Et paksem nahk on kindlasti ja selgroog on ka tugevam, et nüüd pigem neid võib-olla negatiivseid asju vaatabki läbi naljavõtme või niimoodi, jah. Kas on midagi, mida sa tahaksid öelda oma 17-aastasele endale või 18-aastasele endale, kui sa nüüd tagantjärele mõtled? Ära põe nii palju ja kindlasti ära mõtle nii palju üle. Ma tunnen, et ma olen mingi aeg olin ka väga suur ülemõtleja ja põdeja, et kindlasti see mingis osas andis kaasa ka, et mul loomingulle värki, aga võib-olla oleks mingites olukordades võinud olla julgem, et mitte nii palju karta. Ja ma ei teagi. Õnneks tol hetkel tuli see treeneri töö ka nii, et ta tõmbas mind suht nagu juba sinna kasti, et kuule, et nagu nüüd sul on mingi kohustus, sul on nüüd mingid eesmärgid, et mul ei olegi nagu, ma arvan, 15 ja siis oli mulle pigem nagu ebakindlam, aga 17 ma tundsin juba seda nagu olukorda, et okei, nüüd ma olen juba nagu täiskasvanu, et nüüd ma juba teen päris tööd ja nüüd ma tegelen muusikaga ikka päris nii, nagu ma olen tahtnud kunagi. Aga sellele 15-aastasele sinule? Rääkida oma raskustest ja eriti inimestele, kes on nagu lähedased, sest tegelikult need on need, kes tegelikult hoolivad ja armastavad ja tahavad sind aidata. Aga ma arvan, et ma ei osanud seda mingil viisil teha. Ja ka mõelda võib-olla selle peale, keda usaldada ja keda mitte. Et teismeiga on, ma arvan, ühelt poolt hästi tore, huvitav aeg, teiselt poolt väga suured õppetunnid on ikkagi sealt nagu saadud. Juba selles mõttes, et kellega suhtled nagu
keda sa pead sõbraks, kes on su päris sõber, kes on need inimesed, kellega koos sa peaksid seda keep swimming ut tegema, kellega ei peaks. Et jaa, nagu väga palju nagu sain sealt neid õppetunde ja tegelikult hea, et ma sain, sest et see avabki silmad. Et kui sa ei koge, siis sa ei saa kunagi teada ja ma arvan, et minu puhul ongi see, et kohati ma olen kogenud nagu üpris palju asju, et ma nagu tunnen, et ma olen palju nagu kindlam inimene nüüd või nagu ma oskan nagu võrrelda seda, mis oli nagu oli ja mis on nagu praegu ja oskan nagu vastavalt ka käituda ja olla. Mulle tundub, et see rääkimine on nagu dominoefektiga, et kui sa alustad näiteks ühest lausest või et kui sul on raske rääkida, siis sa võid selle kirjutada ja anda näiteks kellegile lugeda. Just. Ja iga kord, kui sa teed, see on nagu muskel ka, mida sa treenid, et see muutub aina lihtsamaks. Et minu arust see on üks imelisemaid soovitusi, mida keegi saab anda, et rääkige teineteisega. Ja võib-olla minu lõpuks nagu avalduski selle laulmisega või selle loomingu nagu loomisega. Ma mäletan, kui ma arvan, sealt hakkas ka see pihta see, et ma tegin mingi laulu valmis, ma läksin kohe nagu alla korrusele oma vanematel mängima, eelkõige oma emale, sest et tema nagu armus on alati mulle kõige rohkem nagu vaid et toiminud või selles mitte toiminud, vaid nagu korda läinud, et isegi siis, kui sealt tuli nagu seda head kriitikat, siis seda paneb sind rohkem nagu push ima või sealt mingit okei, ma siis sealt natuke nagu kohendan ja teen nagu paremaks midagi. Aga ma mäletan seda, et see algas sealt pihta siuke 15-16, kus ma läksingi ja laulsin oma emale. Ja tegelikult ma arvan, et seal sai nagu rohkem aru nagu mis nagu toimub või mis on toimunud või mis minu sees on olnud. Et ta on alati olnud see inimene, kes ma teen laulu valmis, ma lähen tema juurde või saan talle mingi salvestuse ja siis ootan nagu mida tema nagu arvab, et see on mulle nii oluline, et minu ema on nagu sellega kaasas kogu aeg. Et ma arvan, et see on ka nagu üks asi, et kui ma kunagi jõuan sinna, kus ma tahan ju, ma ei tea, näiteks suurtele lavadele nagu kuskile välismaale, siis ma lihtsalt ütlengi nagu see laval nagu mama, I made it, nagu ma tegin ära. Nagu võib-olla see ongi see inimene, kelle ma tahan kõige rohkem nagu näed, et ma tegin ära. Et nagu ta on alati olnud mul olemas ja ma olen alati olnud temal olemas ja nagu ma täiega nagu olen nagu innustan või nagu tahan talle anda juurde, et tema teeb seda nagu koori juhtimist ja tema jõuab selle kaugele. Et võib-olla see on nagu see, mis tema on mulle andnud või et ta ei ole kunagi nagu alla andnud ja ta on käinud minuga läbi nii palju siukseid käänulisi radasid selles osas, et mis mul on nagu olnud rasked hetked ja ta on ikka olnud mul seal olemas ja näinud mind erinevates filtrites, et siis et see oleks see minu jaoks see nagu unistus või see, et nagu vähemalt nagu temale oleks see, et nagu, et isegi kui mingi hetk ta ei uskunud, et võib-olla sellest saaks mingit asja või et nagu, et ma jõuaksin kuskile kaugele või nii, siis võib-olla see oleks nagu actually see, kus ma nagu tunnen, et nagu I made it nagu ja ma olengi kuskil võib-olla mingi suure lava peal ja tegelikult see tunne juba tekkis Saku Suurhallis, kui ma nagu olingi Eesti Laulu ajal, sest ma olingi ma nägin oma ema seal nagu lava ees ja ma lihtsalt mõtlesin, kas ma nüüd nutan või ma ei nuta, ma tegelikult ei tohi nutta. aga lihtsalt see oli minu jaoks see hetk, kus sa siis oledki, et vau, et ma tegingi ära nagu ja ta näeb seda praegu siin kõrval ja muidugi ta ka nutis ja pisardas, seda kõik need emotsioonid ju käivad nii minul kui temal, et kui tema jõuab kuskile nagu oma selle nii-öelda eesmärkideni, siis mina innustan mingi oh my god, jaa, yes. Ja kui mina jõuan kuskile, siis tema täpselt samamoodi, et ma arvan, et see ongi, me oleme nagu kokku kasvanud nagu emaga ja see ongi, ma arvan, see lõppasi, mida ma nagu tahan teha, et ta näeks, et ma päriselt nagu, ma jõudsin sinna, kus ma tahtsin jõuda ja et ma olen õnnelik. Nii tubli emo, nii äge. Ma tõesti loodan, et sa jõuad väga-väga suurte, veel suuremate lavadele kui Saku Suurhall ja ta saab seda kõike kõrvalt vaadata. Ma olen täiesti kindel selles. Aga teeme meie siia lõppu ühe spordisprindi. Tavai, spordisprint, nagu jalkas. Mis see distants on seal ühest väljaku otsast teise?
tead, see väga oleneb. Ehk siis see on vastus, et sa ei tea. See võib olla selline 200 meetrit kuni 230, ma arvan, see oleneb. Okay. Vaata, kas sa vaatad teeme 200 meetrise sprindi. Tõmbame 150. 200, sa saad 100, ma saan 100. Okei, mina tean, et sina spordinädala patroonina käisid tegemas just NATO testi. Jep. Räägi natuke, kui väljakutsuv see oli ja lihtsalt räägi sellest kogemusest. See oli üliäge ja reaalselt ma vist tahan järgmine aasta veel ja siis sa pead tulema saada. Sest et ja mulle väga meeldivad sellised nagu väljakutsuvad asjad. Ma tunnen, et see kuidagi tõmbab ka mind mingi, et davai, et nagu võt, et see on midagi täiesti teistsugust, et nüüd, kui ma selle ära teen, ma ju olen nagu mitmekordne nagu rikkam või nagu sellest kogemusest eriti, et see oli ülivinge. Esiteks pidi tegema seal kätekõverdusi, kõhulihaseid ja siis oli jooks. Ja mina sain 290 punkti 300-st ja see on mu esimene NATO test. Ja et ma järgmine aasta pean see... Oota, aga palju seal siis nüüd tegema peab, et ma nagu saaksin ka nii hästi? 300 on nagu see maksimum. Ja, aga palju ma kätekõverdusi pean tegema, et ma saaksin samasuguse skoori nagu sul näiteks? See oleneb sinu vanusest. Reaalselt seal oli nagu tabel. Et mida vanem ma olen, seda vähem ma pean tegema või? See nüüd oleneb, kas ta on kõhulihas, kätekõverdused või jooksmine, et see on erinev see nii-öelda skaala. Aga ma mäletan, et mul oli vist kätekõverdused, see on 2 minuti jooksul kõik, ütleme kätekõverdused ja kõhulihast on 2 minuti jooksul. Mul oli kätekõverdused 42 tükki pidin tegema ja tegingi täpselt. Sest ma tegin eelmine nädal sellest tegin rekordi 40, ma panin 2 juurde. Ja siis kõhulihased olid vist selline üle 70 ja siis jooks pidi 8 ringi oli siis ja see pidi ära jooksma 15 minutiga ja selle ma suutsin ka, et kõhulihastega jäin natukene napilt alla. Lõpuks ma mõtlesingi, et issand jumal, nüüd on juba varsti on ikka päris raske, aga see pingutus sealt või et ma ise tundsin, et see on nagu nii siuke vaata välja kutsub pingutus, et sa lihtsalt näed neid teisi inimesi ka, kes sul sinuga koos teevad ja sa nagu ei taha ka alla anda, sest vaata, kui mul siuke sportlase hing on nagu sees, siis sa ei tahagi alla anda, sa tahad saada selle parima tulemuse. Eriti kui sa Katrina Tennoga ühel juhul ja siis on ikka niimoodi, et see paneb pingutama. Tema pani tõesti pingutama. Ta seal ikkagi pumpas päris korralikult. Aga ei, üli nagu äge challenge iseenda jaoks, et nagu lihtsalt näha, kui palju see inimesena, kui palju sa tegelikult mõttega saad nagu kaasa aidata, et lõpuks ei ole nüüd see, nagu, kuidas sul nagu siin, see füüsiline vorm on väga oluline, aga et kuidas sa nagu siin vaimses pooles nagu mõtled, et kas sa jõuad või ei jõua. Ja mul on alati see, et nagu sa jõuad veel, nagu esimene ring on võib-olla möödas, nüüd 7 veel. Ainult 7 veel. Ainult 7, sa kujuta ette, 4 veel. Okei, pool on tehtud, mis asja, see on juba maraton, nüüd see on jumala hästi. Et tegelikult lõppkokkuvõttes on üliäge ja tahan veel ja nagu tahan veel seda sama asja teha, tahaks veel mingit sükest sama laadset, aga midagi võib-olla teistsugust. Ma tean, et siin Eesti tehakse üldse mingi Ironman, mingi üliägedaid mingeid asju, millest ma nagu kusjuures, see läheb täiesti minu küsimusse nüüd, ehk siis, et sa oled väga sportlik, aga kas on mingi spordiala, mida sa ei ole veel proovinud, mida sa tahaksid proovida? Neid on nii palju. Viska 3 tükki, vaatame kohe, mis külge hakkab universumile. Ma ei ole proovinud tennist ja see on üliveider, miks ma ei ole nagu palun lähme tennist mängima. Palun lähme. Kusjuures ma täiega otsin praegu endale tennisekaasast, sest ma ei ole kunagi mänginud, ma olen algaja, aga ma tahaks nagu proovida. Ma noorena kunagi tegin tennist, aga nagu praegu siis ma tahaksin täiega proovida. Mul tuli meelde lihtsalt, mis ma tahtsin. Nagu, siis ma tahaks täiega boksida. Ma ei tea miks, aga nagu mulle üks sõber just ütles, et sinu iseloomule küll see boksimine ei sobi. Aga ma lihtsalt tunnen, et see on, esiteks see on nagu terve keha nagu workout ja pluss nagu ma tunnen, et see on nii äge nagu ka ala, kus
jälle välja elada või nagu teistmoodi välja elada, et nagu mul on väga tihedalt olnud ikkagi need pallimängud nagu siuksed omased, et see siuke nagu poksimine on täiesti nagu teine nagu vaade. see on väga intelligentne sport tegelikult. Ja siis ma mõtlen veel, ma ei tea, kas mul mingit spordil, aga ma tahaks lihtsalt proovida nagu. See on ikka vähe siia visata. ütleme, et ma nagu mingid alasi olen sealt nagu juba proovinud. No kala on ju ujuda meeldib, kõik hästi. No mul õnneks on see, et kuna ma olen praegu õpin Tallinna Ülikoolis rekreatsioonikorraldust, siis mul on nagu 2 korda nädalas ujumistunnid. Nii et nagu see on päris cool. Nagu, see on mu kõige lemmikum alal, see ujumine on lihtsalt nagu nii mõnus rahustav tegevus. Ja, nii et juba mõtlen, mis ma tahaks veel. Ma tahaks midagi väga sükest jälle out of box. Nagu mulle täiega meeldib sellised challenge'id. Need challenge'id on nagu täiega ägedad, mis nagu panevadki pingutama. Sportlandi kanalis on see, et Iti käib iga kuu proovib uut spordiala, siis eelmine kuu ta käis jetskiid proovimas. See on ka tundub nagu mega äge lihtsalt rallid ringi. Ei, mitte jetski, aga jetiga sõitmas. No see ongi... Jetski on siis, kui sõidate... Ei ole või? Jetski. Waterskiing on siis, kui sa paned kaatri taga, aga jetiga nagu see... Tegelikult tahaks osata surfata. Tead, mis on või? Me just täna nuputsime Itile uue challenge'i välja, nii et räägime sellest siis, kui nupud on pandud kinni. Aga meie liigume fänniküsimuste juurde, sellepärast et meil on veel need teha ja siis on lõpusoovitused. Ja nii, Pille tahab teada, kas sa tead, kuidas oma nime said? Jaa. Isegi mina tean. Mina ei tea, mina tahan teada. Ma kuulasin mingit käbikännust mingit. Ja. Minu ema kunagi luges sellist raamatut nagu Mats Straadi Inger. Ja läbi siis selle nagu raamatu välte kuidagi ta leidis, et see Inger on täpselt see nimi, mis peab tema esimesele lapsele siis tulema. Ja nii see kuidagi nagu, ta armus vist sellesse raamatusse väga ära. Ja talle väga meeldis see raamat, nii et kuidagi siis sellest romaanist või see, mida ta luges, siis see nimi siis jõudiski minule. Oled seda ise lugenud ka? Ei ole, ma alustasin, aga ma ei jõudnud lõpuni. Kunagi. Ma väga tahaksin tegelikult. Raamatud tulevad alati meieni õigel hetkel, et ju ei olnud õige hetk siis. Just. Okei, Kristi tahab küsida sinu unistuste päev, mida teed, kellega kohtud ja nii edasi. Issand. Veits loaded match, aga sa võid, ütleme siis niimoodi, et tõmbame selle kokku. Ja sinu unistuste päev ja sa pead minema õhtusöögile. Kellega sa läheksid õhtusöögile? Sandra just tegi oma küsimuseks. I'm the question master. Ja ainult õhtusöök on ju. No okei, no sa võid muud ka öelda. Ei, me võime võtta ühe topi, kus muidu läheb üli raskeks ja õhtusöök. See on hea küsimus, sest ma nagu ühelt küljelt tahaks öelda Ed Sheeran, aga samas ma ei ütleks ka ära õhtusöök Harry Stylesiga. Ma tuleks ka. Okay, ma tulen ka. Ma võin sinna restorani tööle minna selleks. Nii, viimase fänni küsimuse veel. Aga tead, kuna me nendest teistest asjast tegelikult juba oleme veits rääkinud, siis... Võin soovituste juurde liikuda? Ei, ma lihtsalt tahan öelda, et üks siin on öelnud, ei taha küsida, vaid öelda ilusat nimepäeva, Inger. Aitäh. Ilusat nimepäeva. Aitäh. Nii, nüüd sa võid liikuda soovituste nurga juurde. Nii, me lõpetame igat oma podcasti sükesse väikese soovituste segmendiga ja me küsime sult 3 soovitust. Kõige esimene neist on, mis sa arvad, mis on üks asi, mida iga inimene võiks õppida? Üks asi, mida iga inimene võiks õppida. Ennast armastada. No, aga see on kõige raskem. see on kõige raskem, ja see võtab aega ja see ongi, ma arvan, siuke pikaajaline protsess, aga... Hea väljakutse. Aga ja see on hea väljakutse, aga ma arvan, et see on see asi, mis on kõige alus. Et kui sa ise ennast ei armasta, see on väga raske ju esiteks teistel nagu sind armastada ja pluss teha asju. Nagu ma arvan, et eelkõige alustame ise endast ja siis saame liikuda nagu uute asjade väljakutseteni. Väga õige.
siit on kohe nii raske või nagu selline kohatu üle minna, aga okei. Üks Netflixi seriaal, mida soovitaksid vaadata? Money Heist. Seda me oleme kuulnud siin paar korda juba. Ma arvan, et siin on veel hästi palju, aga kuidagi see seriaal pani ikka täitsa silmad avast ikka täielikult. Esiteks juba see, et see originaal on ju hispaania keeles ja noh, ma ei ole kunagi nagu harjunud vaatama seriaale, mis on nagu mingi peale loetud või midagi sellist. Aga esimene seriaal, mis ma tegin ja muutis täieliku arvamuse sellest kõigest ja vaatasin nagu ka hispaania keeles ka, siis oli veel ägedam. Wow. Ja nagu, ma ei tea, see kuidagi jällegi avast täielikult teise maailma minu elus. Ma pean ikka ära vaatama selle. Ja pead. Nii, meie kõige viimane soovitus. Üks raamat, mida kõik võiksid lugeda. Üks selline raamat on, seal on küll üks väga ropp sõna sees ja ma ei taha seda nagu öelda, aga everything is up. Up. Ja tead, see raamat tuli minu ellu mingi vist aasta aega tagasi. Tal on väga palju erinevaid neid mingi kaasükseid raamatuid ka. See on üks naine, on kirjutanud selle. Ja, ma ei tule praegu nimi meelde. Aga jällegi muutis mingit mõtlemisviisi ja see, kuidas lihtsalt me suudame nagu oma elus nii palju nagu probleeme tuua lihtsalt üliväikestest asjadest. Aga tegelikult me saame need sama hästi nagu ära hoida. Et ja mulle väga meeldivad sellised raamatud, mis on nagu väga nagu elulised, mis panevad sind mõtlema. Aga mulle ka väga meeldivad biograafiad ja soovitan ka lugeda peale selle Ed Sheerani biograafiat, et see, kuidas see mees jõudis nii kaugele, see on lihtsalt uskumatu ja ma arvan, et see on nagu lugemist väärt ja ka eriti nendel inimesed, kes tahavad nagu mingi loomingu või mingite asjadega elus kuhugile jõuda, et lugege selle läbi ja siis saate aru, et see on nagu ränk töö, aga see on võimalik. Väga äge. Väga õige noot, millelt lõpetada. Wow. Aitäh, Inger, et sa meile külla tulid. Suur aitäh. Ja aitäh kuuled, et olite taas kord meiega. Kui te vaatate meid praegu YouTube'ist ja teile episood meeldis, siis kindlasti andke pöiga märku, et me teaksime. Võite panna ka subscribe. Üldse ei keela. Aga kõik jah. Jah. Järgmise korrani. Ciao. Sportland. Be First Podcast.